siis polaarsuse tippudes on ta kõige aeglasem, on ju, jõuab sinna ja siis ta seisab natuke aega ja siis ta tuleb läbi sealt uuesti, on ju. Nii et selles keskpunktis olemine ongi kõige keerulisem, sest sealt ta vuhiseb kõige kiiremini läbi. Täna ei ole oma parimas vormis, ka see on okei. Eksisid, ka see on täiesti okei. Meil võib eksida, aga ainult ühe korra. Siis sa pead õppima sellest, et ilma eksimusteta mina ei ole kasvanud. Ma kõikide teiste vigade põhjal ma ei ole kasvanud. Et isegi kui sa jagaks oma väljakutset ja oma eksimust, ma kuulen ja mõistaksin, saaks aru, aga ma pean selle ise läbi tegema. Tere tulemast kuulama Ingetee podcasti 31. episoodi. Minu nimi Gert-Kristjan jätkuvalt ja minu kõrval. Mina olen Evelin. Ja ma tahaks omalt poolt tänada ka meie toetajaid, Võhma valgusevabrikut, kelle küünlad meil siin laua peal ka põlevad. Väga paljud külalised on tulnud siia ja küsinud meie käest, et kus see imeline lõhn tuleb ja siis me oleme viidanud ka neile ja täna me saame öelda, et nad toetavad meid. Ja kindlasti Lumiorava veele, kes meil aitab siin janu kustutada ja kindlasti tahaks tänada ka Aleksander Butiiki, kes on omalt poolt õla alla pannud. Tänane saate külaline on meil hästi äge mees. Teda väga paljud inimesed teavad kui väga heade restoranide ülesehitajad. Ta on Raadio 2-s on tal oma saade, Progressioon. Aga täna ma väga palju isegi ei tahaks rääkida temast kui sellest, mis ta kõik saavutanud on ja teinud, vaid täna me räägime rohkem kui inimesest. Et tere tulemast, Rain Tunger! Tere, Rain! Tere ja tere ka kõikidele vaatajatele, kuulajatele. Tead, ma võib-olla esimeseks küsikski sinu käest võib-olla lihtsalt seda, et kuidas sa ise ennast kirjeldaksid, kes on täna see Rain Tunger, kes istub täna siin? Väga hea küsimus kohe esimeseks. Esimene vastus on kohe, ma ei tea. Ma olen ise ennast uuesti ja uuesti avastav isend. Ükskõik, nagu sa ka alguses ütlesid, et ei hakka tutvustama mind erinevate nende tiitlite või saavutuste läbi, sellepärast, et ükskõik, mis nimetuse ma endale annaksin, see oleks mind piirav. Et ma võin öelda, et ma olen poeg, ma olen elukaaslane, ma olen 3 lapse isa, ma olen ettevõtja, ma olen juht, ma olen koolitaja, ma olen muusik, ma olen kõik need asjad kokku ja siis kokkuvõttes tegelikult ma olen lihtsalt Rain. Ja Rain on ka lihtsalt üks nimi. Ja kuidas ma ise ennast täna näen, on see, et ma olen sundabielus iseendaga. Et just kui see on vana jumal pani mind kokku selle kehaga ja siis sellise reaalsusega. Ja siis siin sees on üks Rain, kes nagu arvab, kuidas asjad võiks olla või peaks olema või mis ma peaksin tegema või mismoodi ma peaks näima või kuidas mind peaks nähtama. Ja siis on teine on reaalsus ja tihti need ei lähe kokku. Ja siis nii nagu siis sundabielus ollakse, et vanemad valivad sulle ise nagu abielu kuskil Indias on ju, siis me peame õppima elama sellega. Nii et täna ma püüan kogu aeg siis õppida iseendaga elama ja elama nagu rohkem iseendaga rahus. Ja kes ma nagu olen, on raske nimetada, aga see, mida ma olen endale nagu toetavaks filosoofiaks võtnud, on see, et ma olen ennekõike teenindaja. Sest ma töötan restoraninduses, minu suurem karjäär on kõik, ma olen olnud teenindajana. Ja see teenindamine kui selline mulle väga-väga meeldib. Sellepärast, et kedagi teenindada üldsegi, siis ma pean olema hästi tähelepanelik. Aga kuidas ma saan olla hästi tähelepanelik ja sinu vajadustest teadlik on see, et ma pean ju kõigepealt oskama iseennast teenindada. Nii et sellega kaasneb kohe kasv. Et kui ma tean iseenda vajadusi ja kui ma tunnen iseenda vastu huvi, mis võivad olla minu ootused, minu vajadused, nägemused, soovid, kogemused, kõik muud asjad, siis ma saan natukene võib-olla aru ka see, et mida sina võid kogeda, mida sina võiksid vajada ja soovida. Ja selle tõttu on kuidagi see iga päev on uus avastamine. Ja et kui ma sinuga täna räägin esimest korda ja ma kohtun sinuga järgmine kord, siis sa oled täitsa uus inimene jälle. Nii et ma ei saa võtta sind ideena lihtsalt, et ma tean, kes Gert-Kristjan on ju, et vaid, et mis tunne on olla täna sina. Ja kui ma praegu vastaks ise sellele küsimusele, mis tunne mul on täna, mis tunne on olla täna Rain,
siis siin taustal on, ma märkan, käsi natuke väriseb, sest hirm on kaamerat ees. Ma märkan, et kuidas taustal on väike ärevus, et kas see, mida ma ütlen ja väljendan, on see selgesti mõistetav. Taustal on ka teadmatus, et mis see õige vastus on. Ja samal ajal märkan, on ka mingi reguleeriv aspekt, kus ma siis püüan nagu lihtsalt olla oma kehas ja olla nii autentne kui võimalik, et ma olen ka viimasel ajal õppinud seda, et see, et ma vastuseid ei tea, on täiesti okei. Ja käisin ühel juhtimisseminaril ka, et just kui ma kujutan ette, et mult oodati mingit huvitavat ja head juhtimisperspektiivi ja ma ütlesin neile oma ettekandes lihtsalt seda kokkuvõtteks, et tegelikult ma ei tea mitte midagi. Aga ainuke asi, mida ma tean, on see, et kui me hakkame välja mõtlema, mis siis oleks kõige olulisem siin sellel hetkel teha, siis kaasates teisi, ma võtan kõigepealt selle rõhu enda pealt ära nii palju, et ma ei pea üksinda kõiki vastuseid teadma ja teiseks, et me koos mõtleme kindlasti midagi välja. Ja siis see kuidagi kergendab mind asjaolu, et ma ei pea kõiki asju teadma ja varem mul oli teadmine, et justkui et juht peab alati teadma. Aga see on okei, et ei tea. Nii et lõpetuseks sinu küsimusele vastus, kes ma olen, ma ütlesin, ma ei tea. Väga armas. Mega äge on kuulda, kuidas sa räägid ja analüüsid iseennast mehena ja see nagu väga-väga põhjalikult, aga ma saan aru, et seal kuskil sa ennist ka natuke, nagu me alustasime, mainisid seda enesekriitikat ka, mis sinna juurde käib. Aga enne veel, kui me läheme sinna teenindusse ja kõigesse sellesse, ma tahaksin minna natuke lapsepõlve ja ma tahaks küsida sinu käest seda, et kas sa palun tuletaksid meelde selle 5-aastase Raini, mis tema kirg oli, mis talle meeldis teha, mida ta nautis? Mida ta unistas? Millest ta unistas? Jaa, issand, kohe valusad teemad. Minu lapsepõlv on siis... ei ole väga palju erinev sellest, kes on nõukogude ajal kasvanud. Mina kandsin ka pioneeri seda nii-öelda sinist vormi mõnda aega ja 5-aastasena eelkool, seal oli 0 klass oli tollal. Mingil põhjusel ma nagu hetkel raamin ümber seda lugu. Alguses minu lapsepõlve lugu oli üsna nukker ja kuna ma olen haavatud laps, siis haavast tingitud on see narratiiv, mida ma olen enda lapsepõlve kohta rääkinud, on suht kurvameelne. No näiteks, mis on kurvameelne? Kurvameelne on see, et mul ei olnud isa. Et ema ja isa olid mul hästi noored, 18, ema oli 17, kui ta mind ootama jäi. Tollal oli ka häbi kanda last, mingil põhjusel pidi seda varjama. Nad olid ise alles lapsed. Kui ma sündisin, mu isa ei olnud valmis vist isa kohustusteks ja nende teed läksid lahku. Tollal olid samasugused väljakannaputsed nagu täna, emotsionaalne, füüsiline vägivald, oskamatus, toime tulla oma tunnetega, teraapia kui sellist ma ei usu, et üldse eksisteeris või tugigrupp või et keegi oskaks aidata seal. Nii et mu ema tuli minuga koos ära enda ema juurde, kui ma olin ühene ja siis me elasime keskkonnas, mis oli natuke sõjaväerežiimiga, kuna minu ema kasvatas üles 4 last üksinda ajal, kus ei olnud midagi saada. Siis seal ainult, kuidas seda koos hoida, oli sõjaväerežiim ja et reeglid olid hästi selgesti paigas, aga ka seal ma ei tundnud ennast turvaliselt ja mu ema käis 3 töökoha peal tööl. Alustas väga vara hommikul ja lõpetas hästi õhtu hilja, nii et ma tundsin temast hästi palju puudust ja esimene hingehaav oli siis isa puudumine, et miks mind hüljati, laps võtab kohe ja et ju siis oli minul midagi viga. Teine oli see, et ema puudus oli nii suur, et ma mäletan mingi selgesti, et üks kord oli otsus, kuna see on nii valus, et ma kogu aeg ootan oma ema, et teda ei ole, siis ma sisimas otsustasin, et järelikult ma teda ei vaja. Ma ei vajagi teda üldse, sest see oli nii valus oli oodata kogu aeg. Siis enda sees sellega olen nüüd pidanud viimasel ajal nagu tegelema. Ja sealt edasi ikkagi see kitsikus ja puudus ja vaesus, et me olime lõpuks, ema sai oma kodu, me olime sundüürnikud, jagasime korterit 2 ühe vanapaariga
ja siis vannituba ja köök olid ühes, et niimoodi, et see vanni peale käis söögilaud ja kui ma ei tea, onu Maiste või kes seal iganes siis pesi vahepeal, siis ma igaks juhuks ei läinud võileiba tegema, siis see tundus võib-olla kohatu. Ja noh, kõik oli natukene niisugune, noh, muldpõrandaga keldrit, et niisugune, kus on vesi põlvini, kui vihma sajab ja põrandad on külmad ja ma ei mäleta, mul oli vist kogu aeg on jalad külmetanud lapsepõlves, nii et selles suhtes, et need tingimused olid nagu rasked. Aga mis mind hoidis rõõmsana on ikkagi ema armastus, et ma ei tea, kuidas see poiss lapsele nii korda läheb, aga ema armastus ikkagi on see, mis toob nagu absoluutselt kõikidest raskustest nagu läbi. Ja ma arvan, et ma olen ikka väga-väga palju mõjutatud temast ja ma jälgin iseenda tänast rolli, kuidas ma ühiskonnas oma lastega või siis üleüldse toimin, siis ma märkan, et ma olen sealt väga-väga palju üle võtnud. Aga 5-aastaselt oli veel üks hingehaav, kus mul tuli võõrasisa ja võõrasisa siis võttis ju minu positsiooni ära, sest mina olin ju ema mees, et emal ei olnud meest, aga siis ma nägin, kuidas ta kannatab, siis ma mäletan ka väga selgesti, kuidas ma siis lasteaias otsustasin 3-aastaselt, et mina hakkan ema eest hoolitsema ja siis ma justkui panin oma lapsepõlve kõrvale. Aga noh, 3-aastase maailmas, kuidas hakata hoolitsema kellegi ees, see on ka omaette huvitav fenomen. Ja siis see võõrasisa tulek, see ei olnud lihtne. Minu jaoks oli see hästi raske. Ma usun, et ka tema jaoks oli hästi raske. Me ei leidnudki tegelikult head suhet, kokkuvõttes me olime nagu õli ja vesi. Ema nii soovis, et meie vaheline keemia oleks väga hea, aga kahjuks mina olin tüpaažilt niisugune hästi hella loomuga muusikust tundlik niisugune kunstiinimene ja siis ja mu võõrasisa oli niisugune klassikaline kuldsete kätega ehitaja, võtab automootori tükkideks ja paneb selle silmad kinni uuesti kokku, ja mina olin sellest nii kauge, kui olla saab, nii et me nagu suunad olid hästi erinevad. Ja siis see, et omavahel nagu hakkama saada, siis tekkisid lihtsalt niisugused dysfunktsionaalsed mustrid ja muud tülid. Eriti karm on muidugi see oli emale, sellepärast, et kuna ma ju võitlesin oma võõrasisa vastu peaaegu igapäevaselt, siis tema pidi ju kogu aeg pooli valima. Aga kuidas sa valid pooli, kui sa mõlemaga pead elama? Ja siis see pani teda kindlasti hästi raskesse olukorda. Ja see kõik, mis sealt, kuidas sealt edasi lahti rullus, et see on kõik juba pikem lugu. Aga 5-aastaselt jah, ma olin üsna heitlik, ma pakun, et üsna häiritud ja püüdsin leida oma positsiooni. Ja kui mu õde sündis, siis mul kuidagi see trauma või siis see hingehaav nagu läks suuremaks, siis ma tundsin, et ema, võõrasisa ja õega tekkis nagu perekond, mingi tuumik ja mina olen siis see 3. ratas. Ilma isata, et ma olen nagu välja heidetud, mul ei ole kohta siin elus. Ja ma väga-väga pika aja oma elust olen tundnud, et mul ei ole siin kohta, et ma olen hästi nagu üksik. Aga üksildus kui selline on ka huvitav fenomen, et kui oleks mulle keegi õpetanud, et vaata sinna rohkem sügavamale sisse, et mis asi see siis on selline, sest tegelikult tunded on ju tundmiseks ja ennast tundma õppima tähendab tundma, mitte kognitiivset arusaama, kes ma olen, aga tundma, õpin ennast tundma. See tähendab tundmist, mitte ainult tunnete vaatlemist. Ja et siis praegu ma vaatan seda üksildust palju suurema põnevusega ja pakun ise endale seltsi. Nii-öelda, et IFS on hästi kihvt teraapia vorm, mis mulle on väga meeldinud, ongi siis see, ja öeldakse, et kui sa tahad head elu, siis sul peavad olema suhted korras, erinev väljapool. Aga sama on ka tegelikult seespool. Siin hästi palju on ju erinevaid suhteid ka minu sees ja et nendega peavad ka kõik suhted korras olema, et siis oleks nagu hea elu ja IFS aitab siis nagu kuidagi kõnetada seda sisemist osa. See on vist doktor Schwarz, kes selle meetodi on kirja pannud ja IFS tähendab Internal Family System, see on nagu sisemine perekonnasüsteem. Ja siis sealt kaudu ma olen õppinud endaga suhtlema armastaval viisil. Sest enda seest on varasemalt tulnud väga palju mingeid osi, millega ma ei ole rahul või mis ei ole minu väärtustega kooskõlas või kuidagi kukub halvasti välja või mingid osad, mida ma ei aktsepteeri täna.
või noh, täna ma aktsepteerin no kindlasti rohkem, aga mida ma varasemalt absoluutselt ei aktsepteerinud, on näiteks saamatus. Et kuidas ma meesterahvana ei saa hakkama. Ja kuidas ma õppisin seda armastama või seda osa ka enda sees vastu võtma, oli ainult läbi emotsionaalse kriisi. Sest senikaua, kuni ma eitasin saamatust, olin ma väga edukas, kuni ma kukkusin kokku, ma põlesin niimoodi läbi, et ma enam ei saanud toimida nendel alustel, mida ma varem toimisin. Ma olin tavaliselt emotsionaalselt hästi kohal, emotsionaalselt intelligentne, ma olin alati niisugune maratoonar, kes vastupidavus on hästi suur, ma jõuan alati rohkem teha, võib-olla kui keegi teine, enda sees hästi range, detailne, niimoodi edasipüüdlik, tähelepanelik, kõik muu, aga läbi põlemisega kaasnes uneprobleemid, akuutsed terviseprobleemid, initsiatiiv kukkus kokku, võimekus oma emotsioone hallata kukkus kokku võime midagi initsieerida, tunda huvi teiste inimeste vastu, hoida neile ruumi, kukkus kokku töövõime. Nii kui töövõimet enam ei olnud eduelamusi, kuna ma elasin välise valideerimise süsteemil, nüüd enam seda väljast ei saanud, siis kukkus kokku minu enesehinnang. Nüüd kui kukkus kokku enesehinnang, tekkis tohutu agressiivsus enda vastu. Agressiivsus kasvas nii üle jõu, et põhimõtteliselt ma olin iseenda kõige suurem vaenlane, kuni ma mõtlesin suitsidaalseid mõtteid ja kuni mu elukaaslane siis ütles, et Rain, et kuule, see on ikka täiesti üle kätte, sa pead midagi ette võtma ja siis võtsin seljakoti ja läksin El Camino rännakule ja sealt siis asjad hakkasid edasi nagu arenema. Aga praegu hüppasin 5-aastasest siis kohe sinna. Nii et see 5-aastase poisi niisugune vundament on olnud haavad, aga nende haavade peale ju kasvavad kohe toimetulekumehhanismid. Et mida ma siis tunda ei taha? Ma ei taha tunda väljajäetust, ma ei taha tunda, et ma olen vähem või et ma olin ka koolis süstemaatiliselt taga kiusatud. Et nõukogude ajal tehti eksperimenti, et äkki saadaks poisslapsed 6-aastaselt kooli, mitte 7-aastaselt. Ja siis 2 aastat proovisid, said aru, et vist ei toimi, aga mina olin juba selles süsteemis sees. Ja ma näen, et poisslapsed on niisugused late bloomerid või niisugused hiline korje. Mina nimetan ennast hiliseks korjeks, et mul võtab kõik rohkem aega. Ma arvan, et ma oleks pidanud minema kooli 8-aastaselt, mitte 6 või 7-aastaselt. Sest ma ei ole rumal, aga ma jäin kindlasti koolis ka kohe jänni. Ja mingil põhjusel, kuidas need vaimsed maailmad nagu toimivad, šaakal leiab kohe üles ohvri. Ja minu sees oli see ohvrimeelsus. Nii et siis kohe tekkis klassis, mingitel osadel tekkis agressiivsus minu suunal ja siis see süstemaatiline tagakiusamine. Aga kuna mul oli niigi emast oli kahju ja ma ei tahtnud teda koormata veel oma väljakutsetega, siis ma hoidsin seda iseendale ja ma olin selle sees hästi üksi. Nii et see kujundas minus mingisugust osa, mida ma hakkasin ehitama siis, mis hakkas nagu väljenduma siis, kui ma sain iseseisvaks. Et kui ma sain 17, ma sain kodust ära, kus ma ei tundnud ennast turvaliselt alati. Ma sain koolist ära, kus ma ei tundnud ennast turvaliselt. Ja hakkasin iseenda eest vastutama, läksin tööle, tollal oli lehekuulutuse kaudu, said vaadata endale sealt mingid töökuulutused, helistasid, käisid kohal. Ja siis ma läksin särama. Nii et 17-aastaselt ma hakkasin tööle ja siis ma teenisin oma raha, mul oli oma kodu, ma ei vastutanud enam kellegi eest ja siis mul sealt hakkas nagu üles mäge minema, enesekindlus kasvas. Ja kuna ma ei taha tunda läbikukkumist, ei taha tunda häbi, ei taha tunda väljajäetust, ei taha tunda, et ma olen nagu mingi lükata, tõmmata, siis ma ehitasin sinna peale väga tugevad agressiivse noodiga niisuguse tegutseja tugeva inimese kvaliteedid, mis aitasid mind siis karjääril nii-öelda kogu aeg liikuda ülesse poole, kuni see muutus dysfunktsionaalseks. Ehk see, et ma endalt nõuan nii palju, ühest küljest on mind teinud väga tugevaks ja edukaks, aga teisalt üks hetk see muutub 2 teraga mõõk, muutub enda suhtes äärmiselt halastamatuks ja ebaterveks. Nii et siis ma pidin ennast uuesti hakkama leidma ja uuesti ennast ümber seadistama, et kes ma siis olen või et kas või see läbipõlemine on ju, et kas ma siis olen midagi väärt ka siis, kui ma ei saavuta midagi. Et kuidas võtta ennast vastu ka siis, kui ma ei ole emotsionaalselt kohal, kui ma ei ole emotsionaalselt intelligentne, kui ma ei ole initsiatiivikas, kui ma ei ole võimeline mitte millekski.
et mul, ma ei tea, kuidas kõrvaltvaatajale tundub see tõenäoliselt väga naljakas, et umbes, et kuidas sa saad enda vastu nii julm olla. Sest kui ma vaatan oma 2,5-aastast poega, et kas ta peab midagi tegema, et teenida ära armastust? Ei. No aga endale on seatud tohutud ootused, et olla üldse midagi väärt. Et kust need tekivad? Minu ainuke selgitus on see, et kust need tekivad väljapoolt. Sest väikse lapsena tal ei teki kahtlust, tal ei ole enesekriitikat vähemalt. Mu tütar kinkis mulle pildikese, mis oli täiesti arusaamatu asi ja siis ma küsisin, mis see on ja siis kuidas ma kingin sulle võluvõime. Ma mõtlesin lihtsalt, keegi ei ole mulle kinkid võluvõime. Nii armas. Ja see oli nii suke sota-pota, et ma mõtlesin, et kriitiline meel oleks öelnud, et see ei kõlba mitte kuhugi, aga ta ei anna endale kriitikat. Tema jaoks on see, mis tuli. Ja mul tuleb sellega meelde see lugu, mida ma alati endale ka räägin, et ma otsisin väga pikka aega täiuslikkust, et ole täiuslik, Rain, siis sa oled kindlustatud, et sa oled ühiskonna poolt aktsepteeritud, et sa oled gruppide poolt vastu võetud, et sa oled osa, et sa oled tahetud, nõutud, oluline. Aga see täiuslikkuse tagaajamine, see oli kohutavalt kurnav. Ja seda saavutan üksikud korrad ainult elus, kas on tähtede seis on õige, inimeste avatus on õige, olukord langeb täpselt asjadega kokku ja siis on see eduelamus. Aga mu hea sõber Kevinski ütles, et Rain, et see rumal, et sa peaksid otsima hoopis täielikkust. Mitte täiuslikkust, aga täielikkust. Ja täielikkuse ja täiuslikkuse vahe on see, et täielikkus on anna endast 100%, tee kogu südamega, kogu armastusega, nii nagu sul tuleb ja see tulemus, mis on, see ongi täielik. Et inglise keeles ma toon veel seda, et enough is enough. Et mõnikord piisab sellest, et see tohutu võistlus kogu aeg olla milleski parim on ühest küljest hästi tore ja teisest küljest hästi ohtlik, nii et see peab olema kuidagi tasakaalus selle empaatiaga. Nagu on juhtimine. Juhtimisel ma olin hästi nõudlik, hästi distsipliinid paigas, süsteemid paigas, selge, kuidas on rangus. Kui mees tuleb, ütleb, et umbes näed, kõik on tehtud, siis mõtlen väga tubli, nii peabki. Või et tunnustaks siis teda või aga see on normaalsus, ega siin, mis siin ikka tunnustada. Nii et ma olen pidanud õppima siia teise tiiva veel juurde, sest ühe tiivaga ei lenda, on armastus ja hoolivus. Et unustasid ukse kinni panna, no okei. Või et täna ei ole oma parimas vormis, ka see on okei. Eksisid, ka see on täiesti okei. Meil võib eksida, aga ainult ühe korra, siis sa pead õppima sellest. Et ilma eksimusteta mina ei ole kasvanud. Ma kõikide teiste vigade põhjal ma ei ole kasvanud. Et isegi kui sa jagaks oma väljakutset ja oma eksimust, ma kuulen ja mõistaksin, saaks aru, aga ma pean selle ise läbi tegema. Sest mõistmise ja arusaamise vahel on pikk maa teinekord. Ma ju tean, mismoodi peaks elama, aga see, kas ma elan ka niimoodi, see ei ole nii. See ei ole alati nii, jah. See on väga põnev, kuidas sa elu ennast lahti seletad, kui lihtsakoeliselt ja kui sügavalt oled sa Rain elust aru saanud. See on väga suur väärtus ühe hinge, ühe mehe jaoks. Võttes arvesse, kuulates eelpooldu, mis sa sellest siin kõik rääkisid, ütle mulle, kas sa saad enda elu kohta täna nagu seda tagasivaadet niimoodi võtta või oled sa mõelnud selle peale, et see tegelikult on kingitus, et sinu lugu algas täpselt nii, kui sa silma tulid täpselt selle teekonnaga, emaga koos, vanaemaga ja siis selle enesevõitlusega. Võid sa öelda, et see on olnud sulle tänasel teekonnal tegelikult abiks? Jaa, muidugi, et ma olen selles suhtes suure osa elust, ma olen olnud see ohvrimentaliteet on olnud sees, et minu elu on olnud ebaõiglane minu suhtes. Aga see on ainult üks pool mündist, et igal traumal, igal raskusel on alati positiivne pool. Ja tegelikult ei olegi ühtegi olukorda maailmas, millel ei oleks ka positiivne pool. Ma lihtsalt ignoreerisin seda väga pikka aega. Ja kõik ju sõltub ka kontekstist. Et oota, et mille üle ma nüüd siin nutan? Et suur osa maailmast elab tohutu hirmu, vägivalla, puuduse käes. Ja kes olen mina, et siin nagu tunda nagu justkui sükest teatavat ohvrimeelsust? Jah, ma võin tunda, aga ma pean selle eest võtma vastutuse või vähemalt ma tunnen, et ma pean võtma selle eest vastutuse ja saama aru, et tegelikult see kõik, mis mul on olnud, on täpselt nii, nagu peab olema. Jumala töös, suure vaimu disainis ei saa kahelda. Ja iga kord, kui tekib kahtlus, et midagi on valesti, siis tekib kohe sisemine sõda.
aga sisemine sõda on ju tohutult kulutab ressursse, et kuidas praegu Venemaa, Ukraina nagu justkui on enda sees siin, on ju. Mõlemad kurnavad kogu aeg ja mõlemal on õigus mingis mõttes. Tal on mingi oma perspektiiv, kus ta näeb on ju oma narratiivi, et õigustab selle kõik ära ja teine pool näeb siis oma narratiivi õigustab ära ja minu sees on täpselt seesama sõda. Ükskõik, kellel on õigus, see omavaheline süüdistamine mitte kunagi ei aita. Ainult läbi armastuse, läbi hoolivuse, läbi mõistmise saan ma seda teha. Nii et täna ma julgen väita, et jah, sul on õigus. Elu on olnud armuline, elu on olnud kingitus ja kui see peaks täna lõppema siin samas peale seda podcasti salvestust, no ma läheksin suure tänutundega. Tõesti, sellepärast, et siin on nii palju ilusat, siin on nii palju kingitusi tee peal, mida haavunud meel kohe alguses ei näe. Nii et alles tagasi vaatena, et kui muuta enda vaadet, sest mis on õnn? Õnn on ju eluviis, on ju. Õnn on fookus, et millele ma siis tähelepanu viin. Varem ma olin toksiline positiivne. See tähendas seda, et kuna ma ise kannatasin, mul oli seal süstemaatiline vägivald, on ju, kõik muud asjad, siis ma hakkasin looma enda mulli niimoodi, et ma hakkasin nägema värve erksamana, ma lõin oma nagu sisemise maailma, ma elasin roosade prillidega. Sest see aitas mul toime tulla kogu maailmaga, sellepärast, et vaesuse käes olla, puuduse käes olla ja siis selle vägivalla sees olla mingis mõttes oli liiga kurnav minule kui lapsele, on ju, siis järelikult ma pidin looma enda muinasjutu maailma, kuidas ma siis suhestun kõigega sellega, mida ma näen ja kogen. Nüüd siis mõnda aega olin siis toksiline positiivne, inimestele väga meeldisin, kuna teeninduses rõõmus, Rain on ju, toimetab, kõik on alati nii tore, on ju, et mis sa nüüd, lähme edasi, on ju, hoiame kogu aeg vapralt ja nii-öelda seda lippu üleval. Mingil põhjusel osad inimesed ei läinud üldse sellega kaasa. Nad said aru, et kuule, et siin on midagi valesti. Mina mõtlesin, kuidas nemad küll, mis mõttes siin saab valesti olla. Ma olen tore ja rõõmus ja nüüd sa veel mõistad mind hukka. Aga nad ei usaldanud seda. Ja muidugi nad ei usaldanud seda, sellepärast selle toksilise positiivsuse taga oli ka manipulatiivsus, mis on hästi niisugune peen. Ma tahan tegelikult seda kõike seda teha sellepärast, et sa mind ei hülgaks. Seal on mingi vajadus, aga vajadus tekitab kohe vastupanu, kui ma seda ei küsi. Ja siis selle tõttu ma elasin sellises maailmas ja kuni ma sain hästi kõrvetada. Mu süda läks kildudeks, ma armastasin ühte naist nii palju ja see armastus sai tuua esile kõik meie traumad. Ja seda nimetatakse selleks trauma nii-öelda bondiks või siis ja meil tuli nii palju väljakutseid, et me ei osanud sellega toime tulla. Keegi ei olnud meile andnud sellist haritust või haridust, et kuidas siis toime tulla erinevate emotsionaalsete väljakutsetega, kust jooksevad piirid, kuidas omavahel konflikte lahendada, mida teha siis, kui ise hakkama ei saa ja et mis on õige, mis on vale, et ühesõnaga, kuidas selle sees navigeerida. Ja täna ma saan aru, et tegelikult konfliktid on elu osa ja minu arust lastele peaks õpetama, kuidas konflikte lahendatakse, aga seda koolis mingil põhjusel ei anta, seal pead õppima koosinust hoopis. Nii et see on minu jaoks on natuke tasakaalust ära. Aga kus ma siis tahtsin jõuda sellega on see, et ma sain nii haiget selles suhtes, et ma muutusin küüniliseks negatiivsusesse, kukkusin küünilisse negatiivsusesse. Enne olin positiivne, nüüd olen küüniline negatiivsus, aga mõlemad on polaarsuse tipud, on ju. Ma nägin maailma kõike nii-öelda negatiivses valguses ja minu sees elab see inimene endiselt, ma nimetan teda onu Robertiks. Ta on hästi küüniline, sapiline, ta räägib, et kõik on tegelikult pahatahtlikud, iseendale suunatud ja kui ma hakkan otsima, siis tänapäeva ühiskonnast näeb ju palju. Inimesed varastavad, vassivad, jooksevad vastutuse eest ära, tuimestavad ennast, et jumala eest mitte tunda ja võtta nii-öelda oma kogemuse eest vastutust. Õlg ees minnakse, et ei teretata. Passiiv-agressiivsus on teenindusest kuni, ma ei tea, lähisuheteni läbi imbunud ja nii edasi. Ja siis tema elab nagu selle teadmise peal. Ja siis mõnda aega ma elasin väga palju pimedas, nagu, et tegelikult väljas lilled lõhnavad, aga mina ei tunne. Ja hoopis nagu teistsugune kogemus. Ja nüüd, kui ma siis olen suutnud 7 aastat sellega tegeleda ja tervendada seda osa, et kuule, aga see ka nagu ei ole päris õige, niimoodi ka edasi minna ei saa, siis sain aru, et aga mõlemad ju eksisteerivad tegelikult samal ajal siin. Et siin nüüd ja praegu mõlemad on tõesed. Jah, et on olemas täiesti positiivne äärmus ja on olemas negatiivne äärmus. Kus mina siis tahan sellel paikneda, on siis kuskil keskel. Et ma ei oleks liiga naiivne, et ma oleks nagu maandatud, on ju, oma ootustes
ja samal ajal ma ei oleks ka liiga negatiivne, et ma seaksin endale takistusi ette, et ma pisendaks ennast või võtaks ressurssi ära, on ju. Ma nimetan seda mitte positiivseks mõtlemiseks, aga see on paindlik mõtlemine, nagu coachingus öeldakse. Et mis oleks praegu kõige mõistlikum, mis annab ressurssi. Ja coaching on üldse minu jaoks hästi põnev, ma praegu õpin coachingut ja supervisiooni. Kus kohas? ISKI koolis, see on siis International Coaching and Supervision Institute, see on 2,5-aastane õpe. Ja miks ma seda õpin, on sellepärast, et tahan teada saada, kuidas täiskasvanud inimene tegelikult õpib. Sest see, kuidas meile nagu kooliharidust on edasi antud, et istu pingis ja ainult tuubi pähe ja et see ei olnud see viis, kuidas mina tegelikult õpin. Ja seal keskendutakse siis enesereflektsioonile. Ja mis tähendab enesereflekteerimine? Mina 46-aastasena täna alles siis õpin esimest korda, et kuidas siis eristada oma mõtteid tunnetest ja kuidas siis teha järeldusi selle põhjal ja valikuid on ju. Ja et iga päev uuesti ja uuesti harjutada seda. Kuni siis selleni, et millele ma peaksin keskenduma. Keskenduma läbi küsimustele, et saada täpsemaks seda, mida ma siis tegelikult tahan. Ja kui ma saan selle teada, et mida ma siis tegelikult tahan, siis hakata vaatama, mis mind takistab ja mis on minu ressursid. Sest ma usun siiralt sellesse, et meie sees on kõik vajalik olemas. Sest muidu ma olen terve elu otsinud väljapoolt kõike. Ma räägin tavaliselt lugu siin kohal inimestele, et on 3 tüüpi inimesi. On inimesed, kes ootavad õnne, kes otsivad õnne ja kes loovad õnne. Mina tunnen ennast kõigis 3 kategoorias ära. Väga pika suure osa elust olen oodanud õnne. Et tuleb üks naisterahvas ja teab täpselt minu hingehaavasid ja teab täpselt, kus mulle pai teha ja kuidas mind hoida, kuidas mind armastada, kuidas näha, kui tundlik inimene ma tegelikult olen ja kui armastust väärt ja kui väärikas ja kui tugev ja kui äge ja ilus ja nii edasi ja teeb täpselt. Armastuse keel on tal iseenesest teada, ta teab ise, mis on minu armastuse keel ja kõik pakub seda iseenesest, tuleb ja teeb mulle väikseid kingitusi ja märkab ja tunnustab ja kõike muud. Kuni ma sain aru, et see on illusioon. Mitte keegi ei saa mulle pakkuda seda ema, mis mul jäi ilma või isa, millest ma jäin, nagu, millest tekkis puudus või see sõber, kellest mul oli puudu või see toetaja, keda ma siis mingitel hetkedel vajasin. Nii et siis kuidagi hakkasin otsima, no kuidas ma saan siis oma vajadustele nagu lahendusi. Ja võtsin eneseabiraamatut, hakkasin käima kursustel, käisin meestekatel, õppisin hingama, õppisin meditatsiooni, õppisin eneseteadlikkuse kohta, elu paradokside kohta, polaarsuste kohta. Ja nii edasi avastasin, kui palju mul on veel puudu, kui palju ma olen veel kinni, rääkimata seksuaalsuse avastamisest, issand, mis asi see veel kõik on. Ja et kuidas siis olla kehas rohkem ja et kuidas siit kognitiivsest osast nagu alla, ühesõnaga kõik läks väga kompleksseks, nii kompleksseks, et ma sain aru, et mul on terve elu on siin tegemist. Ja siis lähen ja otsin ja võtan erinevaid õpetajaid, kuni jõuan oma otsingutega nii kaugele, et satun sekti. Ja mis see tähendab, on see, et andsin ära kogu aeg enda autoriteedi. Sina tead kindlasti veel midagi, mis mul on puudu. Äkki sina aitad mul lahendada selle puuduse tunde. Äkki sina. Ja siis annan ära ennast. Annan vastutuse ära. Et otsin ikka väljapoolt selle lahenduse. Kuni saan nii haavata, et mõtlen, sektis ka päris olla ei taha. Ja õnneks mul oli tead inimesed ümberringi, kes siis mind täiesti süstemaatiliselt sealt välja kiskusid. Ja see on ka omaette trip ja omaette lugu. Ja nüüd on siis 3. faas. 3. faas on siis see, et õnnelooja. Et mis see tähendab õnnelooja? Siis see ongi see sama, millega me nagu alustasime seda podcasti, et ma soovin olla iseenda kõige parem ema. Et kui ma tunnen puudust millestki, siis see on, mina saan pakkuda ainult seda armastust ja soojust ja hoitust ja aktsepteerimist ja mõistmist ja kõike seda. Et ma saaks olla iseendale oma enda kõige parem isa. Et kui ma tunnen puudust mingisugusest maskuliinsest või tugevast, mingit toetavast ressursist, siis ma saan seda iseendale küsida. Või tunnen puudust omale kõige parematest sõpradest või et ma elasin hästi pikka aega isolatsioonis. Ma olen täna siiamaani kammitsetud isolatsioonist. Et tüüpiline muster, mida ma teen, on see, et ma sulgun iseendasse. Ma praegu räägin teiega hästi avameelselt ja tundun, et olen hästi ekstravertne. Tegelikkus on see, et kui ma lähen siit ära, siis ma tõmban enda kookonisse, ma olen vähk, kes tuleb ja räägib natukene, siis tagurpidi käiks sisse ja oma koopasse. Ja seal ma siis olen, kuni ma siis tunnen, et ma olen piisavalt palju ressurssi, et tulla välja, et siis inimestega suhelda, aga ennast näidata siis, kui ma olen nõrk, et seda ma tihti ei tee. Tegelikkuses mina arvan, et mulle meeldib uus käsitlus seoses väljakutsetega, et Jumal on disaininud väljakutsed selleks, et me võtaks oma lähikondlastega ühendust.
sest kui meil on midagi tähistada, siis me ju helistame oma sõbrale, kuule, ma tegin ära selle, jess, on ju, sa elad mulle kaasa. Aga miks mitte helistada ka siis kohe, kui mul on mingisugune mure, on ju. Aga mind on õpetatud, et ma pean alati ise hakkama saama. Ise alati peab hakkama, aga mis ma nüüd koorman sind oma väljakutsetega, sul on endalgi nii palju muresid, on ju, mis ma siin teen. Aga tegelikkuses ei ole jumal disaininud, et head uudised kindlasti anna edasi, aga ei ära neid raskusi anna, on ju. Vaid sellel on täpselt sama sõnum, et see on jagamise mõte, jaga raskust. Sellepärast, et kui ma jagan raskust, siis me jaotame selle 2 õlapaari peale ära. See on, sina kannad selle välja lõtva, minul on juba väga palju lihtsam. Nii et see iseenda õnne loomine, küsimine, endale tingimuste loomine, valik, mida ma siis märkan, mida ma siis valin nagu märgata, et mida ma valin uskuda, mida ma valin võtta sellest vestlusest, mida ma valin siin konflikti olukorras teha, et kas õige hetk on siit pops välja astuda, et kui palju ma siis iseennast armastan, et ma ei pea leppima tingimustega, millega ma nõus ei ole. Väga suur ühiskonnast on ju õnnetud, sealhulgas minu enda valdkonnas on teenindajad näiteks. Teenindajad on õnnetud oma töös. Miks? Ma küsin. Nad ütlevad, ma ei tea, et mulle makstakse nii vähe. Okei, mis veel? No mind ei väärtustata. Okei, mis veel? No, et töö on väga raske. Ma ütlesin, okei, mis veel? No jah, ja siis ma tunnengi, et see teenindaja ei ole nagu mitte midagi väärt. Ma ütlesin, okei, väga huvitav. Küsin, kas sa pead siin tööd tegema? Ei saa küsimusest aru. No mõtlen, kas sind sunnitakse siin tööl olema, et kui sa siia ei tule, on ju, siis on see lõpeb surmaga. Ei, okei, kas ma saan aru, et sa ise valisid selle töö? Jaa, valisin küll. No aga kui sa ise valisid, kõik need tingimustega olid ju nõus siis. Jaa, olin küll. Aga kas sa tead, et kui sa oled kõikide tingimustega nõus, siis sa iga hommiku ärkad teadmisega, et ma valin olla täna täiesti perspektiivitu ja õnnetu ja demotiveeritud ja kõik muu. See on sinu enda valik, sest sa oled ise kõikide nende asjadega nõus olnud ja sa iga päev õõnestad iseennast selles. Ja kui sa tahad, et sind väärtustatakse, siis sa pead hakkama iseennast kõigepealt väärtustama. Sest kui sa väärtustad iseennast ja väärtustad oma tööd, siis see muutub väärtuslikuks ka teistele. Et see ei saa mitte kuidagi vastupidi tulla. Ja et kui sa tahad, et sinu vastu tuntakse huvi, siis sa pead ise tundma teiste inimeste vastu huvi. Ja siis automaatselt tuleb see huvi tagasi, sest kui sinu käest sa küsid tema käest palju küsimusi, on ju, siis ta tunneb kohe, oota, sa juba minu kohta tead nii palju, aga räägi enda kohta midagi. Nii et tulebki kohe tagasi, on ju. Ja kui sa tahad, et sinu töö läheks inimestele hinge, siis sa pead panema oma hinge sinna sisse. Et see hakkab alati iseendast alati. Et neid paradokse või neid paraleele, neid tuleb ikka ja jälle mu elus nagu rohkem nagu esile. Ja siis ma mõtlengi, et see elu loomine ei ole olnud lihtne, et oleks ma seda varem teadnud, aga paraku, nagu sa ütlesid, et elu on kingitus, on ju, et see elutee, vaadata see eluteele tagasi, et kas ma siis vaatan seda kui kingitust või vaatan nagu õnnetust, siis see on olnud kõik kingitus, sest see on toonud mind täna siia. Ma ei ole saanud õppida, et kuidas jõuda lihtsusesse. Sa ütlesid kuidagi toredasti, et ma räägin asjadest lihtsalt. No see on hea teada, sellepärast, et mina tunnen, et mida lihtsam on, seda rohkem on tõesem. Minu jaoks on see niimoodi, et tõde on lihtne. Aga et sinna jõuda, ma pean kõigepealt ennast ära eksima sinna komplekssusesse ja mõtlema, et issand jumal, kui palju on veel, mida kõike ma ei tea. Ja leppima sellega, kuni siis sellest komplekssusest hakkan ära viskama asju, mis üldse ei ole enam vajalikud. Miks on inimesed õnnelikumad peale 40-ndaid? Mina olen täna 46. Et see ei ole ju sellepärast, et ma tunnen ennast vitaalsemana või et mul on keha nüüd taastub kiiremini. Vastupidi, kehal on palju suuremad nõudmised täna. Aga lihtsalt see, et ma suudan iseenda jaoks juba eristada, mis on tegelikult tähtis ja mis ei ole. Ja mu elukaaslane muidugi rõõmustab aina rohkem. Varem oli ma hästi saavutustele orienteeritud, aga nüüd tahaks lihtsalt perega koos olla. Ja tahaks lihtsalt olla, et see human doing hakkab mu elus läbi saama, et ma tahaks olla see human being, et olla kohal päriselt, et olla selles hetkes kohal. Ja nagu sa näed, et sa pead mind katkestama lihtsalt sellepärast, et kui ma hakkan millestki rääkima, siis ma lähen nagu rändama. Mul on ülihea meel. Selline olema, see on väga ilus ja ehe, mida sa endast välja peegeldad ja räägid ja me püüamegi võimalikult lasta sul palju rääkida ja minimaalselt küsida, aga mida ma tahtsin siit kohast, igati sinu vestlusest kumab välja vaimne maailm. Kas sa tunned, et see sügav vaimne maailm, mida sa nüüd oled endas kasvama pannud, et kõik see on sind tegelikult täna väga palju aidanud. See on üks suur elukool olnud.
kõik erinevad praktikad, erinevad õpetajad, nagu sa ütlesid, ka õõvastav hetk sektis, eks. Et see kõik on sind tegelikult õpetanud tugevaks ja hindama seda vaimset hingemaailma sügavamalt, eks? Kindlasti kõik, mis on nähtamatu, on varem olnud mulle kuidagi võõras, aga oma 30-ndates ma hakkasin nagu otsima midagi juurde, et ma tundsin, et siin on midagi veel. Ja samamoodi vaimse teega juhtus sama, mis juhtus positiivsuse ja negatiivsusega. Et ma kaldusin sinna vaimsesse maailma ära, mu kõne muutus, kõik, kogu maailm muutus, nii et ta isegi muutus materiaalse maailma eitamisse. Et kuna see kõik oli nii, ma ei tea, energiat, kõik, ühesõnaga see oli hästi-hästi põnev. Ja täna ma näen, et vaimsus kindlasti mind väga toetab. Ja ma pidin ära käima seal sügavustes, aga jällegi jõuan siia keskele, et vaimsus ja mateeria, need käivad käsikäes. See, et ma pean jõudma, oskama oma töö ära teha, see, et ma pean ennast distsiplineerima, see, et raha on vaja teenida, sest sellest sõltub meie igapäeva heaolu, meie igapäeva võimalused, stress, mis iganes sellega kaasneb. Ja see, et ma ei eita vaimset maailma, on ka nagu tähtis, et need on nagu kaks tiiba. Nii nagu on negatiivne, positiivne, vaimsus, materiaalsus, et need on alati need polaarsused, mis eksisteerivad. Ja et eesmärk, nagu ma pakun, kõikides inimestes jõuavad samasse punkti, vähemalt vaimsed õpetused räägivad tasakaalupunktist. Täpselt. Et see ongi see tasakaalu hoidmine. Kord olen ühele poole kaldu, kord olen teise poole kaldu. See kaldu olemine, Alar Tamming ütles mulle toredasti, et Rain, et kas sa oled tähele pannud, et seda, et kui pendel liigub ühest polaarsusest teise, siis polaarsuse tippudes on ta kõige aeglasem, jõuab sinna ja siis ta seisab natuke aega ja siis ta tuleb läbi sealt uuesti. Nii et selles keskpunktis olemine ongi kõige keerulisem, sest sealt ta vuhiseb kõige kiiremini läbi. Et seda hetke tabada ja kogu aeg hoida, see on nagu nööril kõndimine. Ja aga õnneks on neid ziplinereid või siis need, kes käivad nendel kihtidel mingisugustel väikestel ribadel, käivad jala ja ma ei tea, ühe pilvelõhkuja pealt teise peale, et see on täiesti võimalik. Nii et see tasakaalupunkti hoidmine ja fookuse hoidmine, et see on see eesmärk, mida ma see on võimalik, aga mis mina mõtlen, on, et meil kõigil on mingid kõikumised nagunii, et sa ei saa nagu otsida mingit täiesti nüüd, et ma olen iga päev täielikult tasakaalus. Meil tuleb elust nagunii ette, nii ettevõtluses kui paari suhtes mingid asjad tulevad, kas sinul endal üles või su kaaslasel, lapsed keeravad mingi täieliku kaose kokku kodus ja mingid asjad lähevad sellisesse punkti, kus sa lihtsalt, ma ei taha öelda, et sa plahvatad, aga sa mingis osas nagu ei tule oma tunnetega sellel hetkel toime. Sa oled jaganud täna nii palju, nii väärtuslikku infot ja nii ägedalt enda mõtteid, mis sa oled varem kogenud, kuidagi läbimõeldult endale pannud pildi kokku, kuidas sa seda maailma näed ja kuidas need asjad on sind nagu mõjutanud. See on üliäge, ülivõimas, mis sa mees teinud oled. Et seda on hästi äge kõrvalt kuulda. Aga mind huvitab ka see pool, et sa oled täna vaimsus ja materiaalsus hästi nagu õigelt nagu mõtestanud. Ei saa võtta, et me nüüd oleme hästi vaimsed või nüüd hästi otsime seda materiaalsust, aga see kukkumine tuleb üks hetk nagu nii. Aga mida ma tahan küsida sinu käest nagu mehena just selle raha poole pealt, kuidas sina mehena oled seda raha asja üleüldse oma elus üles ehitanud? Sest ma usun, et sul on olnud sellised aegu ka, kus sul on olnud väga-väga hästi nagu. Kus ei pea nagu väga muretsema. Jah, raha ei ole minu tugevus selles suhtes, et mul ei ole rahatarkust keegi õpetanud, et mina pärinen, see on hinnang ikkagi vaesest perest, ma pakun, et meil oli seal puudust küll ja nõukogude ajal ei olnudki midagi väga saada. Nii et sellist säästmist ja targast investeerimist ja et ma oleksin justkui ettevõtlust juba lapsest peale unistanud, et seda ma ei ole osanud. Mul on lihtsalt rämedalt vedanud. Ja Alar Ojastu, minu hea õpetaja, räägib ühte toredat lugu alati vedamisest, et vedamine on siis see, et kui sinu ettevalmistus kohtab võimalust. Võimalusi meie elus on küll ja küll, aga see, kas ma selleks valmis olen ja selle ära realiseerin. Ja mina olengi nagu tema loos see, kes siis et see võimalus tekkis ja ma olin lihtsalt valmis.
ja siis see nii-öelda ettevõtja roll nagu kuidagi sattus mu teele. Ehk tegelikult ma olen olnud enamus ajast karjääri mõttes, olen töötanud teenindusvaldkonnas, hotellides, seal alustasin portjeena, esimene töö oli, tassisin kohvreid ja see oli nii palju aega tagasi, et isegi kohvritel ei olnud veel rattaidki all, mõtle innovatsiooni ei olnud. Milline innovatsioon on, keegi mõtles, paneks rattad kohvrile alla, terve maailm on praegu selle peal. Nii et ja sealt edasi vastuvõtus, siis olin vastuvõtuvanem, siis mind juba, mul on ka vedanud selles osas, ma pole väga palju pidanud tööle kandideerima, et mind on alati igale poole kutsutud, et siis ma olen aru saanud, et kuidagi häid inimesi kutsutakse ja et head inimesed väga tihti ei otsi tööd, vaid neid otsitakse. Ja siis see on kuidagi hea teada, et ju ma jäin siis kuidagi silma. Ja niimoodi ma siis liikusin erinevatesse kohtadesse, et küll korjati mind üles järgmisse hotelli, siis kohtasin uusi ühte välismaalasi, tegin suurüritusi, korraldasin, siis töötasin veel toitlustuses, jõudsin 23-aastaselt kuidagi Laulasmaa spa avamise juurde, et kus mind värvati siis, et olla toitlustusjuht seal, mõtlesin, ma ei ole midagi niisugust kunagi teinud, et aga kuidagi usuti minusse, et saad hakkama ja saimegi hakkama heade kolleegidega koos ja sealt edasi õppisin ka veel sommeliers, nii et ma olen olnud siis toitlustusmaailmas enamasti ja kuni ma siis jõudsin 2010 aastad, jõudsin oma otsaga Controventosse, see on siis Eesti vanim Itaalia restoran, üle 30 aasta tegutsenud, müts maha nende ees ja kohtasin Alar Ojastut, kes siis tegi mulle 2-päevase ajuloputuse, tegi nagu see koolituse nimi oli teenindajast talendiks ja siis ma tundsin iseennast ära, et mõtlesin, et mina olengi see talent. Ja ma vaimustusin sellest nii palju, et ma otsustasin, et ma hakkan hoopis seda koolitust müüma. Ja see oli 2011 aasta vist, 2012 ja tulin ülitasuvalt töölt ära ja ütlesin Alarile, et ma hakkan seda videokoolitust nüüd müüma kõigile ja käisin kohast kohta niimoodi, ja minu üllatuseks käisin üle 100 ettevõtte läbi ja enamus ei tahtnud oma inimesi koolitada. Isegi kui see maksis 60 eurot ühe töötaja kohta. Et vanad kapitalistid leiavad, et inimene on väljavahetatav, et see on ressurss, mis olekski mõistlik iga natukese aja tagant välja vahetada, sest äkki motivatsioon kukub ja nii edasi. Mina usun täiesti vastupidisesse, et inimene on kõige suurem vara, et mida rohkem nende tingimus või nende vajadusi nagu vajadustele tähelepanu pöörad, mida rohkem sa lillele väetist annad, päikest annad, mida iganes ta tahab, seda ilusamaks ta läheb, tema ilusad lehed lähevad kuidagi kauniks, sealt tulevad kõigi ilusamad õied ja siis tulevad kõige paremad aroomid ja kõik muud asjad, et ta täidab selle ruumi kõik ilu ja mõnu ja tore. Täpselt samamoodi on inimestega, aga mingil põhjusel ettevõtjad seda niimoodi nagu ei näinud. Ja ma jõudsin oma otsaga pankrotti, sellepärast, et ma sain tulemustasu ja kuna ma ei suutnud neid müüa, siis ma esimest korda elus läbisin nagu isikliku pankrotti, et mul ei olnud enam raha maksta oma korteri eest. Ja ma ütlesin Alarile, et kui ma pean minema tööle ja siis läksin uuesti tööle, läksin veini müügijuhiks Best Fine veinifirmasse, et teisele poole nii-öelda letti, sest ma olen olnud väga suure osa ajast juba restorani nii-öelda veinikaarte koostanud ja ühesõnaga teinud väga palju tööd. Ja juhatajana restorani töö tähendab kõike, nõudepesu, matemaatikat, siis graafikute tegemist, palgaarvestusi, inventuuri, kõike laopidamist, kõik, mis on materjal, kõik paigutused, töökeskkond, inimesed, ühesõnaga see on kõik asjad koos, nii et see on väga õpetlik periood mu elus. Ja siis üks hetk siis olles siis müügijuht kutsuti mind laua taha, et minu endine ülemus Võitlevas sõnas, tollal oli hästi põnev koht siukene, kus käisid koos poliitikud ja pätid ja kuulsused ja kõik kohe, need ühesõnaga väga pinges. See oli Tallinna kuumim koht. Ja oli jah. Ja seal ma siis töötasin, aga see omanik kutsus mind appi niisuguse kohta nagu Rataskaevu 16. See on Tallinna vanalinnas üks väike restoran, mis nad siis just olid üle ostnud ühe soomlaselt ja see oli väga viletsas seisus, mis puudutab nagu igapäevatöö operatsioone. Ja paluti, et Rain, tule tee teeninduskorda, kuna ma olen teeninduses hea. Ja ma lähen sinna sisse ja kuulen, kuidas 2 teenindaja tibi siis kommenteerivad negatiivselt kõrval olevat lauas soomlasi. Ja mõtlen, et issand jumal, kui piinlik see on.
ja hakkan vaatama siis, et esiteks hinnad on jube kõrged, toidu kvaliteet on vilets, töökeskkond ei vasta teenindajate vajadustele, et seal on pidevalt, on nad seljaga, ei näe saalis midagi toimuvat, külaline ei näe teda, on ju, pluss seal ei ole nõudepesu, teenindajad on pidevalt ära saalist, et kuidas nad siis peakski saama head teenindust pakkuda, on ju, et köögitingimused on ebareaalselt väiksed, et seal ei ole võimalik hästi välja anda ja ooteajad tekivad selle tõttu, boonussüsteemid on puudu, et kuidas on, miks peaks ta rohkem müüma, kui ta sellest ise midagi rohkem kasu ei saa. Koolitused on puudu, inimeste värbamisel on kindlasti tehtud ka vigu, et mida seal on värvatud, et mina täna värban mitte oskusi, vaid isikuomadusi, et see, mis on põhimõtteliselt kodust kaasa tulnud. Aga mis need isikuomadused on, kui see nagu värbad? Esimene on süda, soe süda, et inimene, kes päriselt tahab teisi aidata. Et kellele on nagu, kellele valmistab rõõmu see, et ma saan olla sulle kuidagi kasulik. Esimene, kuidas abivalmidus, ettevõtlikkus. Et see, et ta on kodus ei ole mitte olnud lillekene, vaid lapse vanemad on ta juba kaasanud kõikidesse tegevustesse varem, et kuule aita teha, sest koos on alati parem ja lihtsam teha. Ja kas sa, Rain, tunned ka, et just täpselt see taktika, mismoodi inimesi sina täna valid tööle, see toimib? See tegelikult ju toimib. Südame ja olemuse järgi või on sellel kaks külge? Ma näen, noored teevad ikkagi seda sama, et nad tahavad ju õigeid vastuseid anda. Minu intervjuud on selles mõttes kohutavad, et mõned teevad seal piltlikult püksi, sellepärast, et ma ei viitsi mängida. Teeme selle nagu honeymoon phase nagu kohe läbi, et kuna töö näitab niikuinii ära, mis inimene sa oled. Absoluutselt. Et siis räägime asjadest nii, nagu nad on, et ma ei taha kuulda su õigeid vastuseid, ma tahan teada, kui teadlik sa iseendast oled. Ja et kui näiteks, kui ma küsin nende, okei, sinus on kindlasti väga palju häid omadusi, räägi, mis ei ole sinus nii head omadused, et näiteks siis paljud jäävad jänni, sest ma ei ole ühekski otsast ideaalsed, näiteks minul on väga raskusi püsivusega, et mulle väga meeldib käivitada asju, aga siis ma hea meelega annaksin sulle selle üle ja sina hoia seda, ma olen nagu vedur, kes tõmbab käima ja nii, kui ta on liikumises, siis ma annaks selle kellegile vahetuse vanemale üle, et nüüd sina tegele edasi, mul on vaja mingi uus asi leida. Ja et iseendast teadvul olemine ja siis need intervjuud ongi nagu hästi heas mõttes penetreerivad, et nad ei luba nii-öelda ennast peita nende õigete vastuste taha, vaid et ma tahan näha, kes sa päriselt oled, sa ei pea olema ideaalne, ole lihtsalt aus ja ehe, sellepärast et ausus ja ehedus loob usalduse. Kui sa tahad üldse inimestele pakkuda ja soovitada erinevaid teenuseid, siis sa pead olema aus ja ehe, sellepärast et vastasel juhul tekib mingisugune sisemine vastupanu. Et oleme ju lapsena õppinud, et kui sa küsid ema käest, kes on ärev, et emme, kas kõik on hästi, emme ütleb, ja kõik on hästi, siis ma lapsena ei võta seda tõe pähe, et kõik on hästi, vaid ma saan aru, et siin on midagi valesti. Mu tütar siiamaani ütleb, et kuule issi, kas kõik on hästi, ma vastan talle ka kogu aeg, et kõik on hästi. Ja mu elukaaslane ütleb, et sul ei ole ju kõik hästi. Räägi, kuidas päriselt on. Siis ma ütlesin, ma ütlesin, et kõik on hästi sellepärast, et ma saan oma tundega hakkama, aga siin taustal on tegelikult viha, frustratsioon, agressiivsus, kõik muud asjad ja ma ei oska sellega praegu midagi teha, ma ei tea, miks see nii on. Mulle tundub, et vahetevahel on seal ka see, et sa ei taha ju, et su laps läheks sinu pärast kurvaks, et kuidagi, et ta selle emotsiooni pärast võib-olla, et sul ei ole midagi hästi või sa muretsed mingite asjade pärast, et su naine muretseks nüüd selle pärast ka ja veel, et su laps muretseks, et sa tahad ise mehena nende asjadega hakkama saada. Mina tajun nagu seda ja mis puudutab seda suutmatust, mida sa ka enne puudutasid, mehena, et sa ei suuda millegagi hakkama saada või mingi äri lähebki pekki või mingi tekibki pankrot ja see on, ma olen selle sama asja läbi elanud ja see on kohutavalt nõme asi. Kui sa sellega läbi tuled sealt ja sa saad aru, mõnda aega hiljem sealt sees olles, sa ei saa sellest aru, see on ülimalt vastik olla, sest see mees, kellena sa oled iseennast näinud, kes sa tahad olla, on kõik see pilt, mida siis endast maalisid parisenud kokku täielikult. Ja siis sa vaikselt ehitad seda jälle üles. Aga tegelikult on see kõik okei. See ongi elu ja seda tuleb aktsepteerida ja võtta sellisena. Ja sina meil oled, Rain, see ehe näide, kelle pealt saame öelda, et see toimib. Saab alati alustada algusest. Tuleb lihtsalt tunnistada iseennast ja võttagi elu eluna. Nüüd räägime perest. Räägime sinu naisest, räägime lastest, räägi isa rollist. Ossa. See on selline soe ja armas teema. Kuidas on olnud üldse, kui sa 3 last on täna? Kuidas see esimene laps oli? Kuidas sa tundsid, kui sa said esimest korda isaks?
kuidas sellele läheneda? See eelmine teema jäi lõpetamata muidu, aga see, et kuidas ma ettevõtjaks sain, ühesõnaga sealt Rataskaeva 16 hakkas minu tee siis ettevõtjana, aga sellest räägime teine kord. Lapse tulek. Millised asjad jäävad elus kõige rohkem meelde? On see, kus on emotsioon on kõige kõrgem, on nii. Ja esimese lapse sünd, no tule taevas appi, emotsioon on ju laes, on ju, ja see jääb ju lihtsalt luuni on see mällu söövinud. Ja no tegi ikka väga härdaks ja ma ikka valasin ikka kõvasti pisaraid ja see pingutus ja see õrnus, mis sealt nagu siia maailma saabub, on ju, et see on ju niivõrd hingematev ja ma olen täiesti sõnatu, kui minu esimene märkamine oli, kui suur tundlikkus minus esile tuli. Et see õrn olevus on nagu nii süütu, nii puhas, et siis kõik see maailma müra, saaste ja on see siis mis iganes kujul lihtsalt paisus, tuli kõik esile. Sest kui on kontrast, kui ma elan nagu halli või musta sees, aga ei ole valget paberit kõrval, siis ma ju ei saa aru, et see hall ja must on. Siis ma olen ju selle sees, aga nüüd pandi valge paber kõrvale, siis ma issand, millises keskkonnas me elame. Miks me niimoodi sellises müra sees oleme, miks me sellist toitu sööme, miks me selliseid asju kasutame, miks me sellist materjali võtame, mis iganes need küsimused siis tekivad. Nii et kindlasti see lõi minu sisse palju suurema teadlikkuse üleüldse eluolust, elukeskkonnast, valikutest kui kunagi varem. Kindlasti ta kasvatas ka minu nagu meheks olemise niisugust kogemust selles mõttes, et eneseareng on enne lapse tulekut on lapse mäng. Eneseareng hakkab siis, kui tulevad lapsed. Ja see on enesearengu Shinkansen. Ja minu esimesed lapsed sündisid armastusest, suurest armastusest. Ja samal ajal on see olnud minu elu kõige raskem periood. Ma kahjuks oma esimese 2 lapse emaga koos täna ei ela. Ja see ei ole mitte sellepärast, et ma ei oleks armastanud või et seal või mingitel muudel põhjusel. Seal oli puhtalt see, et me ei osanud toime tulla väljakutsetega, mis on, mina arvan, et väga paljudes suhetes väga normaalne. Aga meil puudusid 0 oskust. Seal, kus on palju armastust, saab tulla väga palju tumedat põhjast nii-öelda seda varju ülesse. Ja meil lõid välja väga paljud lapsepõlve traumad. Ja tekkisid düsfunktsionaalne suhtlus ehk siis emotsionaalne vägivald ja väga palju inetut, millele ma üldse ei taha praegu peatuda ja ma ei ütle, et üks või teine on süüdi. Tangot tantsitakse 2 ja senikaua, kuni mõlemad tantsivad, on mõlemad süüdi. Kui üks enam ei tantsi, siis on lootust, et see peatub. Ja meie suhe lõppes selle tõttu, et me ise lõhkusime selle ära. Mina vähemalt oma seisukohast, et mu elukaaslase, endisele elukaaslasele kindlasti võib-olla oma käsitlus sellest ja austan seda poolt ka. Aga mina läksin selle seest täitsa katki ja mis ma õppisin sellest? Ma õppisin sellest seda, et esiteks ma elasin roosade prillidega ehk ma nägin kogu aeg potentsiaali ja ma ei näinud fakte. Ma ei näinud seda, et see, kuidas me toimime tegelikult ei ole jätkusuutlik. Et see, kuidas me omavahel ei oska konflikte lahendada ja et see varem või hiljem läheb karile. Ja arvasin, et kogu viga on minus. Et kui ma muutun ennast, kui ma kogu aeg muudan ennast, õpin juurde ja paindun ja püüan olla jälle veel parem ja veel parem ja veel parem, siis asjad lähevad paika, sellepärast, et ma olen lapsest peale on kõik korda teinud. Ma olen nagu kõik saavutanud, mida ma oma elus soovin. Ja kuidas ma siis seda nüüd korda ei tee? Aga kahjuks ei õnnestunud, et need prillid kukkusid kokku. Ja teine, mis mul oli, et mul ei olnud piire. Et kui asi läks teineteist lõhkuvaks, siis ma oleks pidanud piiri seadma, et kõik, mulle selline käitumine ei sobi või et mulle selline vestlus ei sobi või see ei ole konstruktiivne, et lõpetame ära selle, et mul ei olnud seda. Ma võtsin kõik enda sisse ja ma ei tundnud neid lööke, sellepärast et ma olin ise enda kehast ära lõigatud, mul ei olnud endaga kontakti.
Lisaks sellele ma tundsin, meie suhtes oli puudust, neli kvaliteeti oli puudu, mis ma tagantjärgi sain aru. Esiteks oli aususele ei olnud ruumi. Et kui ma rääkisin oma perspektiivist, siis see käivitas teises inimeses mingi oma kaitse. Ja iga kord, kui me püüdsime olla ausad, siis see plahvatas. Nii et lõpuks see sulgud iseendasse. Teine on see, et oli austusest jäi puudu. Et sinu kogemus võib olla totaalselt erinev. Sa võid süüdistada mind milles iganes, on ju, aga et see on sinu kogemus ja ma austan seda ja mul on hästi kahju, et see niimoodi läks. Aga ja minu kogemus võib olla totaalselt erinev, sina oled süüdi selles kõiges. Aga et me mõlemad võime kogeda täiesti vastandlikku kogemust, aga sellel on koht ja ruum olemas. Kolmas oli heatahtlikkus. Et mingil põhjusel väga palju minusse jäi kinni, et kuna ma sain nii pahasti haiget, siis mina ei suutnud seda järgmine hommik kõrvale panna, vaid see jäi minuga ja ma muutusin siukseks tusaseks või siis ütleme solvunud väike laps, kes oli tegelikult valus. Sa võid mu vastu hell olla, aga ma ei võta seda enam vastu, sellepärast et minu sees heatahtlikkus sinu suunas on praegu ei ole. Aga see on minu vastutus, et tulla heatahtlikkusse tagasi või teha korda see, mis iganes siin on ju. Ja ma ei osanud seda teha. Ja 4. oli, et koostöö. Okei, et asi on nii pekkis, kui veel olla saab, on ju, et siin ei oskagi lahendust, no ei ole lahendust, on ju, aga koostööd peab ikka tegema siis. Kuidas me nüüd kokku tagasi tulema? Sest tegelikult see ongi ainukene paari suhete väljakutse on see, et kuidas kokku tagasi tulla. See, et me lahku triivime ja see, et asjad elu meid lahku triib, eriti kui on lapsed, siis minu praegu 2,5-aastane poeg, ma vaatan talle otsa teatava nagu armastusega ja siis teises kohas tekib ka frustratsioon. Esiteks ta võttis ära mu naise, teiseks ta võttis ära mu voodikoha, kolmandaks ta võttis ära mu lähisuhte. Ja nii edasi on ju, et kui niimoodi võtta, viskan nalja on ju, et aga tegelikkuses on niimoodi, et tema vajadused mingil põhjusel tuleb esile ja nüüd me peame jõuga panema uuesti prioriteedid paika, et mina kõigepealt lähisuhe järgmisena laps siis alles on ju, et aga kuidas seda teha, seda saab ainult plaanimajanduse kaudu on ju. Aga mina olin ju kunstihing, minul peab ju kõik orgaaniline olema, ise sündima juhtuma on ju, kuni mul siis õnneks 2 jalaga maa peal elukaaslane ütleb, kuule, sul ei juhtu mitte kunagi, me ei saagi mingi omavahelist aega, ei teki. Kui me ei planeeri seda, kui me ei kutsu abiväge, ma ei tea, et keegi vaatab last, me lähme ise kuhugi, sõidame välja ja nii edasi, et ma olen lähisuhetest ikka väga-väga palju õppinud viimasel ajal. Ja siis see eelmine suhe nagu oligi, et sinna sündis 2 imelist tütart, aga see suhe oli äärmiselt düsfunktsionaalne ja ma ei soovinud sellist kogemust oma lastele ja lõpuks ma tabasin ennast, et ma olin täiesti katki. Et ma olin nii katki, et ma olin nagu zombi, ma enam ei tundnud mitte midagi, ma ei suutnud öösiti magada enam, ma ei saanud aru enam, mis on tõde ja mis on õige. Ja ma kaotasin ennast täielikult ja ma pidin sellest suhtest välja astuma. Minu sees lihtsalt, ma mäletan seda hetke, kui ma istusin ja kuulen iseenda sees, ma olen 2 korda on mu sees keegi rääkinud, see on mingi, ma pakun kas kõrgem mina või kes iganes on ju. Esimene oli siis, kui ma nägin oma laste ema, siis ma nägin teda ainult küljega ja siis nii, kui ma vaatasin teda, siis keegi ütles minu sees, et tema on sinu laste ema. Ja siis ta pööras oma pilgu ja siis ma sain aru, et jah. Ja teine oli siis seesama hääl kordas ennast ja oli siis, kui ma istusin ja olin täiesti katki ja siis ta ütles, et nüüd Rain, sa pead tegema valiku, et kas sa valid ise ennast ja sa astud sellest suhtest välja või sa jääd siia suhtesse ja sa sured emotsionaalselt kõigepealt ja siis sinu keha sureb järgi. Ja ma tegin valiku, siis ma valisin ise ennast ja see oli kõige raskem ülesanne mulle, sellepärast et mul sees oli ka uskumus, et ma ei ole nagu oma isa. Minu isa justkui läks ära, kui ma olin ühene ja tema tugi oli minu jaoks puudu, siis ma ei tahtnud elu sees mitte mingisugust sükest kogemust nagu anda oma lastele edasi. Ja elu mängib alati need kaardid kätte, mida ma kõige rohkem ei taha. Nii et see on ka huvitav fenomen, et kõik, mida ma ei taha, on see, mida ma tõmban ligi ja see, mida ma tahan kangesti, et see tegelikult nagu survestab vastu. Nii kui ma lasen sellest lahti, siis asjad tulevad, triivivad ise. Ma nimetan seda sükses paralleeliks, et kui ma olen vee sees ja päästerõngas on kaugemal ja ma kangesti rapsin selle poole, tahan seda päästerõngast, siis mida rohkem ma laineid tekitan, seda kaugemale see päästerõngast triivib. Kuni ma lõpuks annan alla, ma kurat, jama, pole seda päästerõngast vaja. Ja siis jään paigale ja siis see päästerõngas ilusasti triivib minu juurde.
et see nagu rapsimise mõte, et siis ma saangi aru, et kuidas elu usaldamine käib, on see, et kõik, mis minu juurde peab tulema, see tuleb ise. Kõik, mida ma ei taha, ma peaksin tegelikult embama. Et ma sain haiget selles samas suhtes, millest ma praegu räägin, ma astusin sellest välja, see tegi mind täiesti katki. Ma peale seda ma astusin välja sellest, mõtlesin, et asjad lähevad nüüd korda, aga tegelikult tekkis veel suurem. Nüüd esimest korda tekkis mul enda tunnetele ruum. Ja kui mul tekkis enda tunnetele ruum, siis ma kukkusin kokku. Mul tekkis sügav posttraumaatiline stress, tekkis sügav depressioon, unetus, millega ma siiamaani olen kimpus. 7 aastat ei ole ma korralikult maganud. Et ma tunnen, et mu iga päev on nagu elan nagu pohmelli sees. Ja küll on erinevaid viise, kuidas ma olen sellele kõigele lähenenud ja pealt paistab, et olen normaalne inimene, aga tegelikult sisemise nagu kvaliteet on väga palju kannatada saanud. Ma töötan 10-15% peal praegu. Ja mõtlen, et mis siis kõik oleks, kui mul oleks veel laetud ka patareidega, et see oleks nagu päris äge. Aga mida ma praegu olen õppinud, on see, et kuna ma sain seal nii pahasti haiget ja et siis, et ma panin oma südame lukku ja panin siia kaitse ette ja tegelikkuses see tervenemine käib niimoodi, et ma mitte ei kaitse oma armastust, vaid ma armastan oma kaitset. See tähendab seda, et ma tulen siit tagant välja ja annan ise loa, ütlen, et ma ei pea kaitsma seda. See on okei. See, et ta läks katki, ma suudan hoida iseennast, ma suudan armastada ikka, ma valin ikka armastuse, ma valin ikka tunda, sest ma olen olnud väga pikka aega tundetu. Ja see oli see, mis mind viis ka nii kaugele, et ma läksin El Camino rännakule, mis on siis 700 kilomeetrit kõndisin jala seljakotiga Lissabonist Santiago de Compostelasse. Kuni ma olin enda vastu nii karm, et ma kõndisin 42 kilomeetrit päevas 20 kilose kotiga ja mul oli niimoodi hammad olid verel ja vihma sadas ja ma olin nii väsinud, nii katki, et ma murdusin mingi 5. päeval, istusin mäe all, linn oli mäe peal ja seal oli veel 5 kilomeetrit minna ja ma ütlesin, ma ei suuda minna ja nutan seal, et miks Jumal, miks sa oled mind hüljanud ja Jumal ta ei vastanud mulle kohe, aga ma sain aru, et mitte Jumal ei ole mind hüljanud, vaid ma olen ise ennast hüljanud. Ja siis sellest hetkest peale siis ma käisin igas pühakojas, mis mul on. Ma ei ole tegelikult usklik inimene, aga tead, kui on häda käes, siis hakkad palvetama. Et mul on selle kohane nali ka, et kuidas preester tuleb nii-öelda paradiisi väravate juurde ja öeldakse, et jäta kõik maine maha, et me anname sulle siin linasest uue riide ja puidust saua, et siis saad minna siis paradiisi. Ja saabki siis linasest riided ja puidust saua ja läheb siis läbi väravate ja selja taga tuleb taksojuht, endine taksojuht, nii-öelda ka ära surnud siis. Ja talle antakse kullassau ja siidist riietus ja preester mõtleb, et miks talle niimoodi? Ja ingel ütleb siis, et kuule, et meil antakse neid asju tulemuste järgi. Mis mõttes? Ma olen ju terve elu Jumalat teeninud, teistelegi seda õpetanud. Ja siis ütles, et ja ma saan aru, aga luba ma selgitan, et kahjuks sinu jumalateenistused on ääretult igavad, enamus inimesed magavad seal ja et me ära saa valesti aru, et me oleme väga tänulikud, aga vaata, kui Jaak taksot sõitis, siis kõik Jumala inimesed palusid niimoodi Jumalat, et anna olla seal tagaistmel. Nii et see Jumala palumine, et viimases hädas, ma küsin iseenda käest ka, et miks ma Jumalat palun siis, kui on viimane häda? Et miks ei võigi Jumalat tänada või paluda ka siis, kui on tegelikult hästi, et ma tahaks seda õppida. Aga see Jumala palumine aitas, sellepärast, et see tundetus sai esimest korda väikese prao, kus tekkis pragu ja hakkas tulema tuul läbi. Ma kõndisin seal nii-öelda sellel El Camino rännakul, ma tegin raja mitte 40 kilomeetrised, vaid 25 kilomeetrised. Ma tegin koti 10 kilogrammi kergemaks. Ma ei tormanud läbi, vaid ma kulgesin läbi. Ma hakkasin tundma tuult. Ma nägin põrnikas ujub porilõigus. Järsku näen, kuidas linnuparv nagu kuidagi saadab mind. Ja siis hakkas loodus läbi tulema. Ja siis ma sain issand, ma hakkan jälle tundma, ma saan jälle midagi tunda, et ma ei ole selle halli kookoni sees nagu katki. Su hing hakkas lendama, sa said vabaks. Ja siis istun jälle iga natukese aja tagant mingi kivi peale ja nutan seal ja luban endal nutta ja nii ongi ja las tuleb välja kõik see valu ja nii edasi. Ja siis jõudsin oma sihtpunkti lõppu ja ma mõtlesin, et nüüd võiks ju elule minna korda. Ega ei läinud mingid asja korda, aga perspektiiv muutus 5 kraadi. Ja kui palli lööd 5 kraadi
paremale, siis pikemas perspektiivis tekib see vahe on ju väga palju suurem. Nii et 7 kuuga kogu mu elu keeras ikka väga tugeva pöörde tegi ja hakkasid tulema uued võimalused. Ma ei olnud 7 aastat midagi korda saatnud, ma olen olnud edukas, 7 aastat olin edukas, ma ehitasin 4 restorani, siis 7 aastat olin augus ja nüüd 7 aasta, nüüd hakkas uus 7 aastat ja nüüd eelmisel aastal siis avasin uue restorani koos või mind kutsuti ühte projekti, et kus ma siis praegu toimetan jälle, et tunda siis seda, mis tunne on midagi teostada. Mehed peavad teostama. Aga räägi sellest restorani tööst, räägi üldse sellest töömaailmast. Enne meil jäi see mõte sinna katki, aga et räägi üldse sellest maailmast. See on väga äge maailm. Teenindustöö on minu jaoks parim töö. Teenindustöö on minu arust kohustuslik töö kõikidele Eesti Vabariigi kodanikele, see peaks olema kohustuslikus korras, 2 aastat teenistust, kohustuslik. Miks? Sellepärast, et see on üks arendavamaid valdkondasid üldse. Teenindajad peavad töötama jalgadel 15 tundi, teeb vastupidavaks. Sulle makstakse trenni eest. Muidu teed ise trenni, maksad trenni eest, sulle makstakse trenni eest. Ma käisin maratoni jooksmas ilma kordagi harjutamata, sest ma olin oma elus nii palju mööda treppe ja koridore kõndinud, nii palju samme, et ma arvasin, et palju see siis ikka raskem olla saab, et kui üks raske tööpäev. Ja oligi nii. 37. kilomeetril tekkis korra väike raskus ja siis ma mõtlesin, et okei, et ja jooksin läbi. Sellepärast, et ma ei tea, Pegasuses töötades seal on 3 korrust üles-alla, ma ronisin iga päev Mount Everesti otsa oma selle tööpäeva jooksul, nii et see on väga koormav. Tulla toime stressiga, saada hakkama oma emotsioonidega, enesejuhtimine, kõrgem pilotaaž, sest tempo on kogu aeg peal. Et seal sai just jook otsa, telefon heliseb, uued inimesed astusid uksest sisse, toit sai valmis, seal kukkus kahvel maha, kolleeg tahab, et sa aitaksid teda vene keeles tõlkida. Millises prioriteedis, millises järjekorras sa neid asju teed? Siis on see, et sa pead kogu aeg kiiresti otsuseid tegema. Kogu aeg. Inimestel on raske otsuseid teha, aga seal pole aega mõelda. Nii et sa pead tegema kiiresti otsuseid. Ehk sul prioriteedid lähevad paika. Sa pead oskama müüa, pead oskama selgitada oma tooteid. Ükskõik, mis valdkonnas sa töötad, kui sa oled podcaster, sa pead oma toodet oskama müüa. Pead oskama teha meeskonnatööd. Meeskonnatöö on väga keeruline, sellepärast, et nii nagu sinu perekonnas, see on mitte meeskonnatöö, aga see on tööperekond. Perekond selles suhtes, et sa ei saa valida oma ema, isa, sa ei saa valida oma venda, õde, on ju? Aga täpselt samamoodi on sul kollektiivis, aga läbi tuleb nendega saada. Ja see, et konfliktid tekivad, on nii või naa, ära hoida neid ei ole võimalik, sest õed ja vennad kaklevad ennast kogu aeg, aga kui on vaja midagi koos ära teha, siis nad on lahutamatu tiim. Nii et kuidas seda siis saavutada? Siis on ju vaja, teenindustöös on kindlasti, on ju see 3. silm, on ju, kes märkab 24/7, 360 kraadi, mis toimub kogu aeg, mis on sinu emotsionaalne seisund, kas sa oled rahul, kas seal on kõik asjad olemas, kas see jada liigub õigesti, et enda sees kogu aeg olen teadvel, see ei luba minna mõtte kuhugi rändama, sa pead olema kogu aeg kohal. Mis on veel teenindustöös, millest ma täna kõige rohkem puudust tunnen, on esiteks silmside. Sa pead näitama ennast. Silmside on niimoodi, ma teen nalja, et õpetan oma teenindajaid, et vaata palun silma ja vaata pikalt. Ma olen circling'i õppinud, seal 20 minutit pead vaatama silma, et kõik ebamugavad tunded vastu võtta, sest tunded on tundmiseks. Mis siis juhtub, kui on ebamugav, siis hakkavad itsitama, raske on vaadata silma. Aga miks on raske vaadata silma? Mitte sellepärast, et mina näen sind, aga see, et sa näed ju mind. Aga silmade kaudu näed ju hinge. Ma ei saa ju ära peita oma ebakindlust, kõiki asju, sa näed ju kõike. Ja mida siis inimene teeb? Hoiab hinge kinni. Aga siis miks ma hinge kinni pean hoidma? Sest kardan, et äkki siis sa võtad selle hinge ära või see hing kaotan oma hinge ära. Tegelikult hing otsib kontakti. Tegelikult me tahame kontakti, aga me ei julge, me ei ole harjunud sellega. Silmside. Teine on naeratus. Et Eesti, mõtle, sõidad ühistranspordis, naeratad. Mida inimesed arvavad? Et sa oled hulluks. Ebamugav tekib, on ju, kujutad ette, inimene naeratab, ebamugav tekib. Ja kuidas me kõnnime teineteisest mööda, silmad maas, me ei ütle tere. Ja et kuidas me oleme suutelised tervepäevasel koolitusel istuma kõrvuti, teineteist tutvustamata. Ma elasin 15 aastat naabriga koos, kelle nime ma siiamaani ei tea. 2,5 meetrit minust. Eestlane on isolatsiooni boss.
ja lisaks sellele kolmas on see naeratus, heatahtlikkus südames. Kui sa töötad teenindusvaldkonnas, sa pead olema heatahtlik, sa pead olema inimeste abistamisel ette suunatud. Praegu on niimoodi, ma käisin tööriistapoes, seal otsisin superattaki ja palusin teenindajalt, et vabandage, otsin tema tähelepanu, et mitte tema ei ole minule, te peaks otsima minu tähelepanu, vaid et mina otsin tema tähelepanu. Ja siis ilmselgelt ma segasin teda. Ei, kuulge, seal on kõik vahed on kirjas, on ju, palun sinna see vahe 27 on ju. Ja mu sõber ütles selle peale, ma õppisin kõik vahed selgeks, et ma ei peaks mitte kellegi mitte midagi küsima, sest see on nii ebameeldiv lihtsalt. Ja et see heatahtlikkus, ma tahan aidata. Ja kolmas on teretamine, et võõrustaja käes on alati initsiatiiv. Teenindaja, mis tänapäeval on, et ma ei soovita talle või ma ei paku talle või ma ei ütle talle ise esimesena tere, küll ta tuleb ise. No mis asi see on, kui ma tulen sulle külla, no sa ju ei oota, kuni mina, ma ei tea, teen otsa lahti, no tere, kuidas sul siis läheb siin, on ju, vaid alati võõrustaja on, räägi, kuidas sul läheb, tule edasi, on ju, väga hea. Et see initsiatiivikus peab olema inimesel endale, on ju, et julgus luua kontakti, julgus tulla kontakti, julgus ise ennast näidata. Sest mis on suurim austusavaldus sulle tegelikult, kui sa tahad tunda, et sa oled oluline. Sa tahad tunda, et sa oled oluline, aga mis paneb sind tundma, et sa oled oluline, on see, et ma olen sinu jaoks kohal. Minu aeg on minu suurim vara, mida ma saan jagada. Ja see on see, et ma annan selle aja sulle praegu, see on minu suurim kingitus, see on kõige suurem austusavaldus. Ja see on lähisuhetes samamoodi. Kui ma lähisuhetes tegelen kõige muuga ja lasen initsiatiiv on kogu aeg naise käes, ma kaotan ta. Aga kui ma tunnen ta vastu huvi, ma olen tema jaoks kohal, silmsides, heatahtlik, huvi tundev, siis see on see, mis hoiab seda elus. Juhina samamoodi. Kui ma tahan inimeste jaoks päriselt kohal olla, siis vanem oli see, et mu kabineti uks on lahti, tule. Aga keegi ei tule. Aga kui ma olen päriselt kohal, siis tegelik vastus on see, et ma ise tunnen su vastu huvi, et ma tulen sealt kabinetist välja. Tšau, kuidas sul läheb? Räägi mulle, mul läheb päriselt korda. Et võtan aega teha üks-ühele vestlused, et see ei ole arenguvestlus, vaid ma tunnen lihtsalt sinu vastu inimesena huvi. Ja kuidas teha sind haavatavaks? Alustan ise endast, teen ennast haavatavaks. Noh, et see kõik on nagu kuidagi siuke õppimine. Ja teenindustöös on samamoodi, esiteks sa kasvatab sind emotsionaalselt, kasvatab sind kognitiivselt, kasvatab sind füüsiliselt, kasvatab kõiki neid omadusi, mida sa vajad pikemas perspektiivis elus. Kui ükskõik, kas sa oled Eesti president, oled sa advokaat, oled sa arst, oled sa ükskõik, sa oled ikkagi sa oled rahvateenistuses, sa oled ikkagi teenindaja. Nii et see tuleb igal juhul kasuks sulle. Ja lõpuks sa saad enda kõige raskemad kliendid ja need on sinu lapsed. Sinu lapsed. Ja lapsed on, nad nõuavad sult siis ka, kui sa oled läbi nagu Läti raha. Ei, see ei ole õige kahvel, see ei ole minu taldrik, see on kastmega koos, seda ma ei taha. Ja siis sa jooksed kõikide nende detailide nimel, kullakene, palun ainult söö, on ju. Ja siis õhtul oled väsinud, ei, ma tahan ikka unejuttu. Laseks ta siis sul hommikul magada? Ei, ta ärkab ikka esimesena hommikul üles, sa oled ikka nagu väsinud ja ikka toimetad ja ta nõuab sult kõige paremat. Ja ta ei jäta sulle 5 tärni review'd. Ta ei jäta sulle jootraha ja ta tihti ka sind ei täna, sest ta võtab seda by default, et see ongi sinu ülesanne. Ja lõpukokkuvõttes võib juhtuda hoopis olukord selline, nagu minu tütrega oli, et tütar ütles, et ta tahab uut pinalit. Ma ütlesin, et kuule, aga sul on ju pinal. Ja siis ta ütles, et no jaa, aga see on must. Ma ütlesin, nagu peseme ära. Sest ei, ma tahaksin seda uut. Ma ütlesin, et kuule, niimoodi ei saa osta uusi. Kui meil on vana, nagu toimib veel, et siis me ei saa niimoodi võtta, lihtsalt vahetada nagu välja prügi toota siia maailma. Et pane see mõte enda unistuste karpi. Las ta küpseb mõnda aega ja tead, üks hetk see võib täituda. Mille peale ta muidugi solvunult ütles, mul ei ole mingeid unistusi. Ma ütlesin, vau, sa oled esimene inimene, keda ma näen, et kellel kõik unistused on täitunud. Ja siis, et mul tegelikult üks unistus on. Ja ma küsisin, mis unistus see siis on. Ja siis, et ma tahaks endale normaalseid vanemaid. Issand, kui aus. Tingimusteta armastus. See on see tänu siis, on ju. Aga seda kõike on vaja, sellepärast, et ma saan aru, et see on kõik olnud ettevalmistus. Ja kuidas siis olla inimeste jaoks päriselt kohal? Ja kuidas olla päriselt ruumi osas tundlik, et kui ma lähen ja toimetan teiste teenindajatega, nad ei lase sul üksi toimetada. Nad küsivad kohe, millele ma saan käed külge panna. Teeme koos, sest koos tegemine on alati palju lahedam. Ma läheks iga kell teenindajaga matkama, sellepärast, et ma tean, et seal tuleb häda ja viletsust aega, aga inimesed oskavad toime tulla oma raskustega. See paneb sind kogu aeg proovile, see kogu aeg kasvatab. Tänapäeva noortel on väga väike nagu see nii-öelda valulävi võrreldes eelnevate generatsioonidega. Kohalolu on nende jaoks väga suur probleem, sellepärast, et 7-sekundilised riilid hakivad selle aju niimoodi katki, et seal lihtsalt nad ei püsi kohal ja seoste loomine
veel raskem. Nii et mul on nendega tükk tegemist, et ma teen neid, ma koolitan neid reaalselt igapäevaselt, nii et see on see minu töö. Ja teenindamisel on veel üks oluline aspekt, on lahenduste kesksus. Et me enam ei mõtle selle peale, et kes see süüdi on või et kuidas see tavaline draama käib siis niimoodi, et ma ei tea, kandikutäis asju kukub maha, siis juht võib näiteks ei ole võimalik ja siis ma näitan, et näe, on ju võimalik, et esimene, siis hakatakse otsima, kes see süüdi on, aga milleks, teeme korda, kuhu need pidid jõudma üldse, kus me need uued klaasid võtame, mis toimetame edasi, et meil ei ole mõtet keskenduda ja lastega samamoodi, kogu aeg juhtub midagi, tiim läheb ümber, midagi läheb ära, siis kõik, mida ma näen, kuidas vanemad vihastavad mingites olukordades, mul on nii kahju, esiteks nende endi pärast ja laste pärast, sellepärast, et see, et asju juhtub, on normaalsus ja siis lihtsalt tee korda, lähme edasi, jäid sa terveks, ära palun praga, ära lenda talle kaela. Ma toon näite, et laps kõõlus, isa hoiatas teda, hoiatas, laps kõõlus ikka edasi, kukkus maha, lõi oma pea pahasti ära, niimoodi, et hakkas nutma näost, tõesti oli tal valus. Ja selle peale, et isa teda lohutada, ta tõusis püsti ja sõimas teda veel niimoodi, et ma ju ütlesin sulle ja siis veel pani talle ühe nätaka veel juurde igaks juhuks, on ju. Ja mõtlesin, sina võitsid. Jah, sul oli õigus, aga mida see aitab? Kogemusõpe. Ma olen õppinud ainult läbi oma kogemuse. Luba teha kõik need vead läbi. Jah, me võime hoiatada, aga ole kaastundlik, kui see juhtub. Ja muud midagi. See ongi nii. Nii et teenindus on selles mõttes fantastiline valdkond. Ma soovitan absoluutselt kõikidele seda lihtsalt, et hoida elu värskena. Ja lisaks sellele, et sa nii palju samme teed, on ka Valdur Mikita öelnud selle peale, et mida rohkem sa ennast liigutad, seda rohkem toodab sinu ajuga ajurakke. Nii et liikudes 2 korda rohkem ajurakke tekib kui istudes. Ja suur osa Eesti tööst on täna praegu istudes. Nii et see tegelikult meie rassile või meie kehale absoluutselt ei meeldi. Nii et minu allakäik, mis puudutab rahulolu, sisemist rahulolu, hakkas sellest hetkest peale, kui ma hakkasin rohkem istuma ja olin nagu juhi rollis rohkem. Ja sain aru, et kui oluline on liikumine ja täna ma pean leidma endale teadlikult liikumiseks, et ma tulin täna ka siia, ei tulnud autoga, vaid et ma saatsin pärast minna rongiga ja kõndida ja nii edasi, et teha oma sammud täis, sest praegu ma pean neid otsima. Õnneks teenindustöös seda nagu ei pidanud. Ja muidugi õppida teiste inimeste nagu vastu seda huvi, on ju, et me ju tegelikult ei tegele klienditeenindusega, see on kokkuleppimata termin, see on pinnapealne, ega räägi mitte kellegi vajadustest, aga me tegeleme külalislahkusega ja sellest tuleb sõnast lahke olema. Kas oled näinud ühtegi ettevõtet või ühtegi kohta, kuhu sa astud sisse ja sul tekib frustratsioon, et seal inimesed on lahked või näiteks, et jälle nii lahked, miks nad peavad olema nii lahked? Mul on nagu lahkusest nii kõrini, et ei ole sükest momenti. Tead, ma ei vaidle sulle vastu, aga ma mõtlen, et võib olla küll. Ja see võib olla see hetk, kus inimene mängib kuidagi feigilt ameerikalikult, et ma olen tohutult lahke. Autentsus on selle eeldus, on ju. Aga ikkagi, et lahkus on midagi, millest on alati puudus. Lahkus, abivalmidus, hea tahtlikkus, hea soovlikkus. Ehk see on see, et ma märkan sind, aga ma lihtsalt ei märka sind niimoodi, nagu täna teeninduses vastu võetakse, on see, et sa astud sisse, nii tere, mida teile. Kujuta ette, kui ma tuleksin sulle koju, sa teed ukse lahti, nii tere, mida teile. Kas sul broneering on? No sa ei vasta niimoodi. Tuim ja tühine, eks. Hea teenindus hakkab alati ukse pealt. Naeratus. Tervist, hea meel näha sind, mis paneb sind tundma, et sa oled oodatud. Kui sa suudad panna inimese tundma, et ta on päriselt oodatud, siis see on juba suur võit. Aga selleks, et ta tunneks, et ta oleks päriselt oodatud, sa pead teda päriselt ka ootama. Jah, siit seest, siiralt. Täpselt, et sa oled ju pühendunud sellele, see on pühendumine. Nii et kokkuvõttes ja siis veel vähe sellest, et nüüd, kui ma tegelen külalislahkusega, siis selle eeldus on see, et mul on endal hea olla ja et ma saan olla mina ise. On ju? Aga kes see hoolitseb selle eest, et mul oleks endal hea olla? Ise. Muidugi, nii et enese teadlikkus peab hakkama kasvama. Mida rohkem ma enda kohta tean, seda nii kaugele ma saan huvi tunda ka sinu vastu. Sest miks inimesed teineteise käest tihti küsimusi ei küsi? On sellepärast, et nad ei küsi iseenda käest küsimusi. Mida rohkem ma küsin ja tunnen huvi iseenda sisemaailma vastu, seda huvitavaks muutud ka sina ja sinu sisemaailm. Ja et ma saan ainult minna nii kaugele, kui ma olen läinud iseendas nii kaugele.
on nii? Jaa. Nii et see on nagu hästi tähtis, et tunne huvi iseenda vastu, kuidas mina saan ennast pöörata, et olla heatahtlik ja et täna kõige paremad juhid ei tegele mikromanageerimisega, et mida keegi tegema peab, vaid lihtsalt hoidma oma seisundit, et ma olen sinu jaoks alati lahke ja heatahtlik. Ja see on kõik, mille eest ma peaksin vastutama ja ma tean, et me koos leiame selle lahenduse. Nii et see teenindamine ja inimestest vaimustumine, näiteks kui ma töötan inimestega ja inimestele, siis ma peaks ju õppima neid kuidagi armastama, mitte siis nagu romantilises mõttes, aga nagu lihtsalt nagu sportlikus huviga, on ju. Ja et kuidas siis seda teha, on see, et ma olen teadlikult õppinud inimestes märkama ilusat. Ma tegin endaga kokkuleppe, et kui ma olen õppinud olema kriitiline, siis järelikult ma olen võimeline õppima ka keskenduma ilule ja ilu päästab maailma. Miks? Sest kui ma näen ilu või ma kogen ilu, siis see ei tekita depressiooni. See tekitab vau, on ju, nii hea lõhn, sa näed nii kena välja, ilus arhitektuur, issand, kui ilusasti presenteeritud toit, see annab kogu aeg ressurssi. Ja kui igas inimeses on midagi ilusat. Kui ma sind praegu vaatan, mul on juba 3 asja, mis mulle sinu juures meeldib. Ja nii kui ta on 3 asja on sinu juures meeldib, on see, et järelikult sinus on veel tohutu aarete laegas, mis seal on veel kõik, mis sulle väga meeldib. Ja kuidas me tahame olla kohatud, on ju see, et märka minus, aga märka mind oma headuses. Sest ma olen väsinud iseenda nüpeldamisest, ma olen väsinud teiste ootuste järgi elamisest. Ma olen väsinud, ma tahan lihtsalt olla seesama väike laps, kes ma olin väiksena, aktsepteeritud ja armastatud ilma igasuguse pingutuseta. Ja see on see, mida me sisimas sügaval sisimas ootame. Ja teeninduses on seda suurepäraselt, seda saab teha. Nii et täna ma oma restoranides ei taha anda lihtsalt süüa, mis on siis annab sulle kehale energiat, vaid ma tahan anda ka seda inimkontakti, mis annab emotsionaalsele kehale, hingele ressurssi. Hingetoitureid. Just. Ja kui ma veel annan sulle mingi hea info, näiteks aala, et kas sa teadsid, et astelpaju ühes marjas on rohkem C-vitamiini kui terves apelsinis, on ju? Või siis, et seda kasvatatakse Läänemere maadel, Läänemere äärsetel aladel ja seda lõigatakse okstena, sellepärast, et ta on nii okkaline, et seda korjata on väga raske, mida välismaalane ei tea, siis ta saab ka midagi mentaalsele kehale mingit ressurssi. Nii et ta tuleb ära, ta on täiesti täidetud, ta midagi õppis, ta sai veel nagu hingelise kogemuse, pluss ta sai energiat nii-öelda oma kehale, mida on vaja. No võt minu jaoks on see on restoranis käik, kus sa saad kõigele midagi. Mega lahe. Aga millise restorani üle sa ise kõige uhkem oled või tunned, et kuidagi see on sulle kõige südamelähedasem? No ikkagi minu kroonjuveel on kindlasti Rataskaev 16, et see on täna 14 aastat toimetanud, on väga nõutud, ta on väikene, ubane koht, see on kompromissitu, sa võid minna sinna ülikonnaga, sa võid olla ka täiesti vabas vormis. Seal on inimesed, kes naudivad oma tööd. See ei ole mitte ühestki otsast üle pakutud, kallilt oskab teha igaüks, proovi teha normaalse hinnaga, seda me proovimegi teha. Et minu arust ettevõtja, hea ettevõtja kajastub selle kaudu, et ka tema pingutab omalt poolt, et hoida võimalikult nagu seda kuluefektiivset aspekti, on ju. Nii et see on minu jaoks praegu kõige õnnestunum projekt ja ma olen püüdnud oma mustrit nagu kuidagi paljundada mujale ka, et Ülo restoran on kindlasti, et ma igale poole püüan tuua ju lisaväärtust, et kuidas ma saan siis teenindajana olla väärtuslik ettevõtja seisukohast, sest kui ma olen teenindaja, siis mul on 2 klienti. Üks klient oled sina, kes siis käib söömas ja teine klient on mu tööandja. Yeah. Nii. Ja siis mul ongi, et minu eesmärk on see, et sa vaimustuksid, et sa tuleksid ise tagasi ja teiseks, et sa muutuksid muu saadikuks, on ju, et sa soovitaksid mind edasi ka teistele. Pluss ma soovin teadlikult teha lisamüüki. Lisamüük ei ole tegelikult mingi emotsionaalne või pähemäärimine, vaid see on võimaluste tutvustamine. Kuna ma ise armastan oma tööd ja tean, mis on hea, siis mul oleks patt mitte seda jagada, on ju, ja luua lisaväärtust. Ja mis on minu lisaväärtus? Lisaväärtus on see, millest ma näen, et ühiskonnas puudu on. Et kuidas ma õppisin inimesi rohkem armastama, on see, et ma loon enda keskkonna sellise, et mul oleks seda lihtne teha. Ja mida ma hakkasin tegema, on see, et ma hakkasin tunnustama ja tunnustama inimesi. Ja siis ma leiutasin sellised asjad nagu kohvitassi alused, vaata, me kirjutame kohvitassi alla, on ju, aga see kokkulepe on see, et see peab olema hästi isiklik ja hästi autentne, et see tuleb südamest, on ju, et ja kui sul südamest ei tule, siis kirjuta mingi positiivne afirmatsioon, on ju, midagi ilusat, aga enamasti on see kohvitassi alused. Aga mis ma sellega seoses tegin? Ma ju ei tee seda sellepärast, et sul oleks hea. Sest vaata, kui ma pean kirjutama komplimenti, siis ma pean esiteks märkama ilu. Kui ma märkan ilu, see annab mulle ressurssi. Ma pean mõtlema ilu, mõtted loovad minu kogemuse, emotsionaalse seisundi ja ma pean veel kirjutama seda sulle. Siis ma veel panen sinna templi ka veel, et ma kogu aeg
ennast programmeerin positiivsusele ja siis ongi teenindajad ütlevad ka, issand, meil käivad nii ilusad inimesed siin. Ütlen, tegelikult inimesed ongi nii ilusad, kui sul on kogu aeg fookus õiges kohas ja ma ei lase sellel fookusel ära kukkuda, sest iga kord, kui keegi tellib tee või kohvi, ta peab nägema ilu, ta peab mõtlema ilu ja ta peab kirjutama ilu. Nii et see on see, kuidas ma hoian ennast kogu aeg õiges kohas. Ja siis ma sain selle vajadusest veel aru, et kui ma avasin Pegasuse aasta hiljem, see oli 2014 aasta ja siis see kohvitassi alused oli nii uus fenomen, et inimesed käisid seda lihtsalt vaatamas ja kogemas. Ja tuli üks proua lõunapausi ajal, ma näitasin ta, kuidagi ta tellis kohvi, ma tegin talle, ma ei tea, mis tal kirjutada, mõtlesin, ma ei ole temaga veel jõudnud suhelda, aga kirjutasin, et te olete suureks kingituseks meile ja maailmale. Ja viin selle kohvi sinna ja ta tõstab selle kohvitassi ja ta puhkes nutma. Aga mitte niimoodi, et lihtsalt pisar hakkas jooksma, vaid seal oli tugev reaktsioon. Ala mingi siuke ja issa, ma pidin püksi tegema, ma niimoodi ehmatasin ära, et millega ma olen hakkama saanud, see, et üldse tunnustatakse Eesti Vabariigis on juba vastu näidustatud, on ju. Ja rääkimata sellest, et kes kiida lolli, siis tegutseb, on ju, et kiidad siis ära, et midagi tahab sult, on ju, ja nii edasi, et kõik need negatiivsed uskumused sellega seoses. Ja lähen selle proua juurde ja kes siis seal nutab ja siis ma ütlen, issand, et andke mulle andeks, et kas ma ületasin kuidagi teie piiri, et mul on hästi kahju, kui ma seda tegin. Ja siis ütles, ei, et ärge saage valesti aru, mul oli lihtsalt seda nii hädasti vaja, seda vaja. Ja siis ta vaatab mulle otsa vesiste silmadega ja siis ütleb, teate, ja kui ma tegelikult teiega aus olen, ma ei joo kohvi. Ja ta tellis selle kohvi lihtsalt ainult selleks, et saada seda sõnumit. Ja siis ma hakkasin ise nutma, sest ma mõtlesin, millises vaakumis me elame, et me ei märka enam teineteist, kuidas me käime õlg ees teineteise vastu, liikluses sõimame, mis iganes, see on nagu see viha, passiiv, agressiivsus, lahendamata frustratsioon, lahendamata valu meie sees, kuidas see mängib iga päev välja teineteise vastu. Hurt people. Haiget saanud inimene teeb haiget edasi, kui ma ei võta vastutust enda sisemiste protsesside eest. Ja mul on hästi kahju seda öelda ja ma pean seda tunnistama, ka minus on tohutu hulk passiiv-agressiivsust. Ja see tuleb välja kõige rohkem minu lähisuhtes. See on see, et ma ei tule toime oma tundega ja ma sulgun iseendasse, ma lõikan iseennast ära. Teine inimene, ma arvan, et ma hoian sellega just nagu stabiilsena õhkkonda, aga tegelikult tema tajub, et ma lõikan ennast ära ja see teeb talle haiget. See on passiiv-agressiivsus. Või passiiv-agressiivsus oli kas või täna hommikul, eile õhtul, kus ta ütleb, et kas sa süüa tahad. Ma ütlesin, tead, ma vist ei taha. Või ma tegelikult ei tea, mida ma tahan, ma vist ei taha. Ja siis ta teeb endale süüa ja siis vaatan, issand, see, mis ta tegi, oli lihtsalt nii isu äratav. Ma mõtlesin, miks sa ainult endale tegid? Ma ju küsisin, kas sa tahad. Ja siis kuidagi olen ise endas pettunud, et ma siis ei olnud õigel ajal. On ju. Ja läheb hetk mööda, et ütleb, kuule, kas sa tahad, ma teen sulle ka. Ja siis mina ütlen automaatselt, ei, ma teen endale pärast ise. Aga enda sees olin pettunud tema peale, mitte millegi pärast. Ja siis saangi aru, et see on passiiv-agressiivsus. See oli solvumine, tema ei ole sellest mineski süüdi. Ja muidugi ta pani kohe piiri, mulle ei sobi niimoodi, et ma ütlesin, et sa ei ole milleski süüdi, anna andeks, et see on minu enda frustratsioon. Aga see passiiv-agressiivsus on erinevad levelid. Ma näitasin praegu sellist hästi peent taset, mis mul iga päev juhtub. Et ma ei saa iseenda tunnetega hakkama ja ma ei oska enda vajadusi toetada sellisel viisil, nagu see oleks armastav lihtsamates olukordades. Ma tahaks korra rääkida, sa tegeled koolitamisega ka eeduse ja aususe koha pealt. Need mõlemad on hästi olulised asjad, aga mis puudutab veel seda ausust, sa ütlesid oma eelmises suhtes, see oli üks asi, mis oli puudu, mida sa oleksid soovinud. Aga mina küsin sinu käest, mis juhtub, kui sa ei ole aus? Mis sinuga juhtub? Mis sult ära võetakse? Jõud. Energia hakkab kaduma. Jõud, absoluutselt. Ausus annab ju jõu tagasi. Et kui ma suudan võtta vastutust enda vigade eest, see annab jõu tagasi. Et varem mul oli raske oma viga tunnistada, sellepärast, et ma panin oma väärtuses selle külge. Et kui ma pean oma naisele ütlema, et palun vabandust või et see oli minu viga, siis ma arvasin, et ma ei kõlba mitte kuhugi enam. Et see on nüüd põhjus, miks mind võib hüljata. Aga ainuke, kes hülgab, olen mina ise, sellepärast, et ma ei tunnista endale, et ma olen tegelikult lihtne inimene, nagu iga teine, ja et vead on elu osa ja ma ei ole täiuslik. Nii et kui ma hakkasin õppima ennast armastama ka nendel hetkedel, siis vea tunnistamine muutub lihtsamaks. Ma näen siiamaani oma kolleegide seas, partnerite seas samamoodi vastutuse eest ära põgenemist. Kuni mind süüdistati vastu, aga sind ennast ka ei ole olnud ju. Siis ma ütlesin, et jah, ei ole olnud jah.
ma võtan täieliku vastutuse selle eest, mul oli täielik motivatsioonipuudus sellest intsidendist tingituna või mis iganes see olukord oli. Ja ma märkasin, kui hea oli seda teha. Öelda, et jah, see on tõesti minu süü. Ja see on tõesti minu valik, oli minu teadlik valik. Et olen olnud passiivne või mis iganes nendes olukorras. Ja see on minu meelest teistpidi väga seksikas. Selles osas seksikas, et sa oled aus ja sa ei hakka kuhugi põgenema või mingid vabandusi otsima. Jah, see oli niimoodi, jah, ma olengi olnud selline, ma olengi käitunud valesti. Aga miks inimesed põgenevad selle eest on meie enda töö, et kui on midagi valesti läinud, sellega kaasnes karistus. Ja see on rumalus, et et inimene õpib vigadest ja imelik oleks nagu õppetundidest karistada, sellest peaks tegelikult premeerima. Minu ema oli see, kes õpetas mulle niimoodi. Ma jõin ennast mäluauku, kui ma olin, ma ei tea, 17 või 16 ja ma läksin Two Quick Stardi kontsertile ja ma ei jõudnudki sinna kunagi, sellepärast, et politsei võttis mind raja pealt maha ja ma jõudsin oma otsaga hoopis Kainerisse. Ja siis ema tuli mulle sinna lõpuks järgi ja see kõik oli väga ebameeldiv intsident, kuni ma siis jõudsin koju ja ma magasin enda pea välja ja hommikul ärkan üles ja ema on keefiri klaasiga mul kõrval. Ja siis ta küsib, et kuidas ma ennast tunnen, ma ütlesin, et ega väga hästi ei tunne. Ja siis ja sellega oli kõik. Ta teadis väga hästi, et kõik, mis juhtub, me teeme ise omad järeldused. Ja ma olen nii tänulik talle selle eest. Et ma ei näe, et karistusmehhanismid mitte kuidagi nagu aitaks. Ja kui me räägime rehabilitatsioonist, on ju kas või need samad vanglad ja mis siis tänapäeval nagu kuidagi on need, mis inimesi rehabiliteerivad, siis ma ei tea muidugi patoloogiliste case'ide puhul, aga väga paljudel puhudel ma usun, et inimestel on ikkagi see südametunnistus on olemas, aga me oleme ise endast ära lõigatud. Ja millega peaks seal tegelema on tegelikult hoopiski vipassana või meditatsioonid, eneseteadvustamised, eneseareng, kõik muud asjad ja läbi armastuse ja hoolivuse tervenemine, et me saaks kontakti uuesti iseendaga. Gabor Mate ju räägib juba pikemat aega sellest, et inimkond on ära lõigatud esiteks iseendast, iseenda kutsumusest, enda tööst, me teeme tööd, mis meile tegelikult üldse ei meeldi, me oleme ära lõigatud loodusest. Kuidas me oma keskkonnaga läbi käime. Me nimetame seda emake maa ja siis ma kaevan augu sinna sisse ja siis panen kõik prügi, toksilised, kõik asjad panen sinna emakese maa sisse ja siis loodan saada seda tomatit ja kõike, mida see maa mulle annab, et loodan, et annab mulle endiselt puhast vett ja kõike muud. Et kui silmakirjalik, kui idiootne see mudel on, et on minu jaoks arusaamatu, see saab olla ainult selle tõttu, et me oleme kaotanud oma tundlikkuse ja tundlikkus on ära kaotatud juba väga-väga pikka aega. Nii et see on see paraku, millel me ename. Aga sellel on ka nagu, et mul oli vahepeal oli nii, ma olin nii frustreerunud kogu inimkonna, ma olin nii pettunud kogu inimkonnas, et tekkis apaatsuse, et mille nimel üldse. Milleks jätkata siin, mida me siin arutame podcastis, ma ei tea, me sureme mikroplasti kätte varsti või et AI võtab kogu maailma üle või mis iganes need hirmulood on ju, või et meid juhivad psühhopaadid ja ma ei tea, sõda on endiselt 5 konflikte lahendada, arusaamatu 5 konflikte lahendada ja et toidame sõjatööstust ja nii edasi, et siis tekkis väga pikaks ajaks ikka apaatia. Aga see on ka üks staadium jälle, et siis sellest staadiumist ma sain aru, et aga mul on siis valik, et mina valin ikkagi valguse, ma valin ikkagi armastuse, ma valin ikkagi ühenduse, ma valin ikkagi igast päevast leida seda ilusat, ma valin ikkagi armastada seda, kes kurja teeb, ma ikkagi valin pöörduda. Teeninduses oli seda lihtsam teha, et mul olid enda mantrad, et kui ma tegelesin klientidega, siis mul oli vaja reguleerida ennast, et väidetavalt isegi Eestis on tehtud test, et 5% tarbijatest on mölakad. Ma ei tea, kuidas seda testi tehakse, aga igal juhul ma siis kuidagi vaatasin neile alati kaastundega, et kui inimene käitub ebanõmedalt, kuule, jookse. Oli üks meesterahvas niimoodi, mõtlesin, siis ma olen selle koha omanik, 40-aastane, siis ma jooksen, poiss. Ta ütles, poiss, jookse. Ja siis ma nagu kuidagi mõtlesin, Ita Everi sõnad on see, et vaata ja imesta, aga ära vihasta. Et see kuidagi aitas. Või teisel juhul ma mõtlen, et issand Rain, et sina pead teda taluma ainult natukene aega, aga tema vaeseka peab elama endaga terve elu, et siis tekkis kuidagi kaastunne. Või kolmas variant oli siis see, et tuld kustutab ainult armastusega. Ja kui see ei tööta, suurendan doosi. Või viimase variandina, et kõik inimesed kokkuvõttes loovad rõõmu, osad, kes tulles ja osad, kes ära minnes.
aga üks hetk ma sain sellest aru, et need on toimetulekumehhanismid lihtsalt. Kuule, poiss, jookse, on ju tegelikult ta soovib tähelepanu, aga ta võtab selle jõuga. Ja miks ta peaks seda jõuga võtma? No ainukene põhjus on sellepärast, et ta arvab, et ta muidu seda ei saa. Aga miks ta arvab, et ta muidu seda ei saa? Sellepärast, et ta ei ole seda saanud. Ja kui ta ei ole lapsepõlves saanud midagi, mis on tema isiklik siiras vajadus ja ta peab selle saama kuidagi, siis ta on leidnud endale strateegia, kuidas ta saab seda täita. Aga suur osa meie ühiskonnast on väiksed lapsed täiskasvanud kehades ja siis ta kasutab seda sama nagu võtet. Ja siis ma püüdsingi olla nii armastav kui võimalik ja anda talle iga sammuga märku, et ta ei pea minu tähelepanu võitmiseks mitte grammigi tegema, sest ta on võitnud sellest esimesest hetkest peale, kui ta siit uksest sisse astus. Ja tema käitumine muutus. Tema käitumine muutus meie suhtlemise ajal, kuni siis ta enam ei paugutanud niimoodi, vaid ta oli minu suhtes hästi lugupidav ja hästi armas. Aga seda ma sain teha ainult läbi armastuse, läbi mõistmise, läbi leppimise. Väga armas, väga ilus. Aga on sul mingi hommikurutiin ka, mis sa teed, et ise ennast toetada? See on hea teema, sest ma mainisin sulle kergesti, et mul on uneprobleemid, et mul on insomnia, mis on päris raskekujuline, nii et ma jään magama kergesti, aga mul hakib öösel. Mu närvikava sai lihtsalt nii pahasti. Ma nimetan seda just kui nagu elektrikilp, mis sai välku, nii tugeva välgu sai sisse, et kõik kaitsed lõi läbi. Ja nüüd ma olen 7 aasta jooksul hästi palju kaitsmeid ära vahetanud, aga see unekaitse on veel endiselt lahendamata. Ja selle tõttu minu hommikud on väga rasked ja väga muutlikud ja heitlikud. Minu hommikud on niimoodi, et ma pean kasutama kõiki ressursse, et üldse ellu tagasi sulanduda, et ennast uuesti lahti teha. Ma olen väga aeglane ärkaja. Hetkel esimese asjana ma pean ennast liigutama. Ma teen oma kätekõverdused, ma teen enda painutused, et ma panen üldse keha liikuma. Siis ma joon sooja nii-öelda 40-kraadist vett sidruniga, et panna oma seedimine tööle. Siis ma püüan tulla üldse kontakti oma perekonnaga, et ma näiteks ei suuda hommikuti öelda tere hommikust, ma olen vaikuses. Mu kallis on sellega juba arvestanud, ta teab, et ma olen lihtsalt lukus. Ja mul läheb aega, et ma olen siuke late bloomer. Ja siis, kui ma ennast käima saan vaikselt ja siis ma saan endale söön kindlasti, et ma söön täna mitte 3 korda, vaid ma söön 2 korda päevas, kuna ma tahan natuke kaalu langetada, et ma tunnen enda kehas natuke raske on, siis hommik on mul hästi oluline, et ma söön kindlasti suure portsu valku, et saaksin värsket ja kindlasti ka midagi fermenteeritud, mis toetab mu mikrobiomi ja joon ühe mõnusa kohvi näiteks või mõne muu joogi, et ma päeva jooksul rohkem ei joo, et ühe ma siis joon. Ma olen oma elus liialdanud stimulantide ja kõikvõimalike asjadega väga-väga palju, et mul on sõltuvuslikke käitumisi olnud terve elu, erinevaid, see on juba täiesti omaette podcast. Ja et täna ma olen saanud need enam-vähem kontrolli alla ja seda siis selle sisetöö tõttu, et ma normaliseerin kindlasti teraapiat, ma normaliseerin kindlasti enda avamist, julgelt rääkida oma väljakutsetest, sest paraku ma muidu tunnen, et ma olen hästi üksi nendes, aga mida rohkem ma nendest räägin, seda rohkem ma saan aru, kui normaalne ja kui levinud need asjad on. Absoluutselt. Ja selle tõttu tulebki nendest asjadest nagu rääkida. Ja siis prioriteedid on muutunud, et kui sa ütled, et milline on minu hommikurutiin, et kindlasti hommikurutiin on meelde tuletada nii-öelda, mis on minu jaoks kõige olulisemad prioriteedid. Et täna on prioriteedid on ikkagi inimühendus, minu enda seisund on kõige tähtsam, mille eest ma pean hoolitsema ja autentsus ja ehedus. Et ma alati ei suuda olla väga toetav inimeste suhtes, kui ma olen iseendaga pahuksis, aga ma saan vähemalt siis tunnistada, tead, täna ma ei ole väga heas kohas, on ju, et aga ma olen siin ja ma väga pean sust lugu ja nii edasi, aga ma olen iseendaga täiesti sassis praegu. Eile õhtul samamoodi muutusin enda sees kuidagi ebakindlaks ja ma natukene vist põdesin seda tänast podcasti või ma ei tea, mis seal taustal täpselt toimus, aga kuidagi naine tabas mul kohe ära ja ta ütles, et Jaan, ma märkan, et sul on täna vist natukene keerulisem iseendaga. Ma ütlesin, et on jah, et ma parem olen iseendaga siis. Et see on see, kuidas mina tulen toime nende asjadega. Aga kui sa täna oled siin ja oled siin salvestama seda podcasti, kuidas sa praegu tunned ennast? Kas oli siis nüüd nii hirmus, et sa pidid eile niimoodi põdema? Mitte, et su tunded ei oleks okei, kõik on okei. Kõik on okei, muidugi.
teiega rääkida, ma tunnen ennast hästi turvaliselt ja nagu sa näed, ma lähen ka kuidagi hästi hoogu ja siis taustal on mul väike hirm, et kas sellel on üldse kuidagi, on sellel väärtus või on siin seosed kuidagi normaalsed ja et kas ma olen ise normaalne, et need on kindlasti mul taustal olemas. Teisalt ma tajun ka, et see, mida te praegu näetegi siin, ma laotan enda elu lihtsalt kõik lahti siin, et ma ei jäta praegu mitte midagi nagu kuhugi nurga taha, ma teadlikult ei väldi mitte midagi ja tavaliselt, ma olen mõnes podcastis veel käinud, mul tuleb see shame hangover tuleb peale seda. Nii et kui ma siit ära lähen, siis ma kujutan ette, et mul on 10 minutit on hästi ja siis mul hakkab hästi ebamugav. Ja hästi ebamugav hakkab sellepärast, et sisimas tõstavad pead siis need osad, kes on saanud varasemalt haiged, kui ma olen teinud ennast lahti haavatavaks, ehk siis ma rääkisin ka, et haavatavus tähendab ohtu saada haavata ja haavad tekivad siis teiste hinnangutest, hukkamõistust, vääritimõistmisest, äratõukamisest, mis iganes need on ja siis sellega seoses tekib haav, aga õnneks ma oskan ise ennale hoida ruumi, ma tean juba et see juhtub, nii et siis ma olen lihtsalt 2 päeva, ma pean enda vastu olema hästi hell ja hästi tunnustav, et mis iganes inimesed minust arvavad, et see ei räägi minu kohta, vaid see räägib nende endi kohta. Et ka see tuleb ära eristada, et varem oli see, et ma võtsin väga-väga isiklikult kõiki asju, mis mulle tagasi peegeldati, aga nüüd tegeledes iseendaga päris palju, siis ma saan aru, et tegelikult me ju räägime iseendast enamasti ja ka need kommentaatorid seal. Täpselt, tegelikult Rain, kui sind südamest kuulata nii avatuna, nagu sa täna oled, täiesti avatud eluraamat, see on nii soe ja ilus, et sul kulla hing pole mitte midagi karta. See on ilus ja ehe ja ma usun, et meie kuulajad tundsid ära väga paljud iseennast sinus. Nii et see oli kulla kallis väga vajalik. Aitäh. Tead, aga me viimase küsimuse küsime alati inimeste käest ja see on siuke äge küsimus, ma ei tea, kas sa vaatasid meie kuulasid meie podcast, aga see selleks, et mis on sinu jaoks hingetee? Mis on minu jaoks hingetee? Hea küsimus. Märkan enda sees väikest triksterit kohe, siis see tahaks öelda, hingetee on mingi hea teesegu, mida sa saad panna paraja tõmmisega. Miks mitte? Aga hingetee. Kui sa võtad kõik oma elukogemused ja tänased tundmised, mis sa oled kõik läbi teinud, mis on sinu jaoks hingetee? Ma kujutan ette, et see ajas kindlasti muutub ja täna ma ikkagi panen selle siia, pakin teda niimoodi nagu, kus ma ise praegu olen. Ja minu jaoks hetkel hingetee tähendab seda sundabielu. Ja mis tähendab seda, et mul on oma kogemus ja mul on oma reaalsus ja minu keha ja minu tunded ja kõik muu. Ja siis on mina, kellel on omad preferentsid. Öeldakse, et õnn on ju praegune olukord miinus ootused. Just. Et õppida uudishimulik olema, armastav, hooliv, olema iseenda kogemuse vastu. Mida ma tunnen, kes ma olen, mismoodi elu mulle lahti pakib ja et kõik see negatiivne kogemus, minu tegelikult Jumal ei vaata negatiivne, positiivne, on ju soolane ja magus ei ole hea, halb, on ju, et siis kui negatiivsed tunded, positiivsed tunded ei ole, on lihtsalt raskemini vastu nagu tunnetavad tunded võib-olla ja kergemini tunnetavad tunded, kuigi rõõm on näiteks üks tundeid, mida inimesed lubavad endale väga vähe, et see peaks olema kõige parem tunne, aga inimesed tegelikult ei julge seda vastu võtta ka väga palju tunda, sest rõõm pill tuleb pika ilu peale või mis iganes, juba tulevad mingid nii-öelda iseenda need sabotöörid tulevad sisse. Nii et minu jaoks hingetee on iseenda tundma õppimine ja just seda aksepteeriva ja uudishimuliku perspektiivi kaudu. Et mis iganes elu mulle ette annab, et see peabki niimoodi olema, see on selle loo disain, et ma just see film on juba valmis. Mina saan ainult valida iseenda rolli ja nii-öelda, kuidas ma erinevates olukordades vastan. Et see on see, kuidas ma väga ilus. Ma olen mega tänulik sulle, Rain, et sa tulid. Südamest tänulik, et sa nii ehedalt ja avatult räägid enda kogemusi ja sa ei hoia ennast mitte kuidagi tagasi, et sa täpselt selline olid, nagu sa olid täna.
see on väga-väga väärt ja ma väga hindan, et sa oled leidnud üldse aja siia, et sa tuled siia, sest see on ka teekond jõuda siia koha peale, siin meiega hakkama saada, me ei ole lihtsad inimesed ja siit sa lähed ka ja nagu sa ütlesid, sul läheb pärast veel natuke taastumiseks ka, et suur aitäh sulle, et sa leidsid oma eluajast siia meile need tunnid. Suurima rõõmuga, et te olete väga-väga soojad ja minu suhtes hästi heatahtlikud, nii et ma tunnen ennast väga hästi siin, et aitäh selle ruumi loomise eest ja aitäh selle missiooni eest, et ma saan aru, et te ju teete seda ikkagi mitte ainult iseendale, vaid et ka teised saaksid sellest kasu ja et see on ka see põhjus, miks mina täna siin olen, et kui sellest kellelgi on kasu, siis on õnnestunud podcast. Kallis, 100% aitäh sulle kõikide nende sõnade, mõtete, tarkuste eest. Sa oled nii hea ja soe. Aitäh ja Jumal hoidku sind. Aitäh.